Tervist, kallis Numbrite Keele kanali jälgija, tellija ja suuremad tänud teile klubilistele, kes te toetate seda kanalit. Täna on meil külas Kai Adrikorn. Tšau, Kai! Tere! Ja mina tunnen Kaid, siis teate päriselt 7 minutit rohkem kui teie ja me natukene naersime numbrite üle ja energiate üle ja kõige muu üle. Aga mina Kaid tegelikult ei tunne üldse. Nii et ma olen näinud sind küll meedias veidikene ja sinu järgi on huvi olnud meie kanali jälgijatel ja sinust on siis vihjatud mulle. Ja jah, kujutad ette ja siis, kui ma sulle kirjutasin, ma olin väga õnnelik, et sa mulle kohe ka vastasid ja siin me siis nüüd olemegi Kaiga. Aga enne kui ma annan Kaile mikrofoni, siis Kai edukuse kood on 13599 ja Kai väitis, et ta on käinud minu kanalil ja siis, kui selle koodi, mina ei pidanudki arvutama, Kai kohe ise arvutas, nii et mina pole seda koodi kontrollinud, nii et Kai, kui on õigesti arvutanud, siis see nii on. No Ja, vähemalt sul kodulehel on üleval see kalkulaator, see vähemalt nii ja väitis. see on õige. Arvutada, sest ta ei oska. No siis ongi hea, kui ei oska, siis ei oska, nii et teie ka, kes te ei oska arvutada, käige vaadake seal Numbrite Keele esilehel on, minu meelest natuke peab scroll ima seda sinna. Ja et natuke naersimegi nende numbrite üle seal, mis seal oli. Aga Kai, mikrofon on sinu poole peal ja ma tahaksin, et sa räägiksid, millega sa tegeled ja kuidas sa sinna oled jõudnud. Et nii nagu meil kõigil inimestel on üldjuhul me tegeleme mingite asjadega alguses noorepõlves ja siis elu hakkab justkui nagu meid juhatama kuhugi. Ja ma tahan, et sa räägid siis, kuhu sind on see elu juhatanud ja mis on see asi, millega sa tegeled, see, mis paneb su südame rõkkama ja rõõmu tundma. Ole hea. Okei. No kõigepealt aitäh kutsumast. Kus ma siis peale hakkan? Sellest varasest lapsepõlvest ma olen nii palju rääkinud, seda ma praegult kordama ei hakka. Aga mis on nüüd vastuseks otseselt sinu küsimusele, et kusagil, ma arvan, selline teismeiga oli selline aeg, kus mul hakkas meenuma uuesti, et ma mingeid asju nagu nägin ja tajusin, kui ma olin päris väike. Ja siis mul tekkis küsimus, et miks ma enam ei näe või miks ma enam ei tunne Mm. või miks enam ei ole neid asju, mis nagu vanasti olid. Ja, ja vaata, ega nii kui sul tekib huvi, nii kui sul tekib põnevus, sul on ju kohe tähelepanu selle asja peal ja kohe hakkavad tulema vastused. Ja siis mu teele sattus igasuguseid huvitavaid inimesi, hästi selliseid avatud ja sellise vaimse taustaga inimesi ja loomevaldkonna inimesi. Ja siis sealt hakkas ikka igasuguseid vastuseid tulema, et üliäge oli, et ma läksin ühte teatristuudiosse näiteks õppima 14-aastaselt, tegin katsed ära, sain sisse ja nõukogude ajal, kui internetti veel ei olnud ja kõike kirjutati üles ainult paberi peal, siis kui hakati andmeid kirja panema, et mis siis konkreetselt on selle inimese andmed, kes on siis nii-öelda sellesse teatrikooli vastu võetud, Nii. siis selgus, ups, et tead, meil võetakse siin vastu alates 16. eluaastast, et sa oled nagu 1,5 aastat varem kohale jõudnud. Aga nad ei tahtnud mind tagasi lasta. Ja siis üks selline kunagi Draamateatri näitleja oli ja ma arvan, et sellised nõukaaegsed inimesed mäletavad seda häält multifilmidest, et see oli Ellu Puudist, Oi, mina kes tean, mu lemmik. dubleeris hästi palju multifilme ja tegi rebase häält. Ja, Ja Ellu Puudist oli selle teatrikooli juhataja ja minu esimene nii-öelda teatrialane õppejõud ja siis tema siis viibutas sõrme ja ütles, et Kai, vaata, et sa siin hukka ei lähe. Sest et ma olin teatripesamuna ikka kuskil paar aastat kindlasti. Hästi äge aeg oli, üliäge aeg oli. Õppisin hästi palju ja hästi loominguline ja vot sealt hakkas tulema hästi palju seda informatsiooni, mille järgi ma olin siis nagu igatsenud. Mille järgi ma olin igatsenud, on siis tänapäeval natukene nagu nimetatakse seda esoteerikaks, aga mina ei tea, minul see sõna esoteerika nagu ei meeldi.
et mis asi see esoteerika on? Et minu meelest on see lihtsalt inimese loomulik olek, kuidagi maailma tajuda natukene enam kui lihtsalt ainult see pikkus, laius, kõrgus, eks ju. Et see sügavus peab ka ikka olema. jaa. sügavus peab ka olema. ja, ja noh, sealt hakkas siis see teekond peale. Keskkool oli minu jaoks üsna raske aeg, et kuna ma põhikooli lõpuni õppisin Tallinna Muusikakeskkoolis, siis seal jälle see sügavus on natuke teistsugune. Mm. Ja keskkooli aeg oli siis natukene keeruline mu jaoks, et siis ma sain ka hästi ägedalt tunda seda nii-öelda koolikiusamist, mis ei olnud küll üldsegi mitte õpilaste poolt, vaid vastupidi, õpetaja poolt. Ja siis ma ühel hetkel, mul sai sellest ikkagi nii kõrini, et ma kergitasin kaabut ja ütlesin, et aitäh, ma enam ei vaja teie teenuseid. Ja astusingi 11. klassis ehk siis viimane aasta, mina lõpetasin veel selle 11-aastase süsteemiga. See oli peale jõuluvaheaega, nii et uuel aastal, kui kooli läksin tagasi, siis suutsin käia vist ikkagi 2 päeva ja siis ma ütlesin kõik. Ja siis ma rohkem enam lihtsalt ei läinud ja oligi kogu moos. Ja see on noh, kui sa mõtled loogiliselt, et sa oled terve kooli ära käinud ja siis kuskil niisugune 4 kuud, 5 kuud enne kooli lõppu sa lihtsalt niimoodi ütled tšau-pakaa, eks ju. Et, et ei ole nagu väga lihtne võib-olla, noh, vanematel vähemalt. Mm. Aga ei, minu jaoks ei olnud hullu mitte midagi, võtsin kätte, läksin tänase siis Gustav Adolfi gümnaasium, sain sinna jutud ära räägitud ja siis läksin, lõpetasin seal oma viimased aastad ära ja olin väga õnnelik, sellepärast et kõik need asjad, ma nagu olin ennast ära kaotanud seal keskkoolis. Siis selgus, et ma ei olegi loll, et ma ikkagi oskangi kirjutada ja noh, minu lemmikained olid eesti keel ja kirjandus ja kehaline kasvatus. okei. Siis seal keskkooli ajal siis mulle tehti selgeks, et ma olen täiesti loll ja ma ei jaga mitte midagi ei kirjandusest ega eesti keelest. Kuigi samal ajal ma siis õppisin seal teatristuudios, lõpetasin selle ja mängisin kokku siis 9 aastat teatrilaval. Issand, kas ma võiksin siia nüüd täiendada, nii huvitav on Ja seda kõike täienda. kuulata. ja nüüd ma tahan öelda ühte sellist asja, et kuna su kood on 13599, siis sealt tulenevalt sa ei peagi seda teadma ja sa ei tea ka nüüd, mida ma rääkima hakkan, aga siin väga paljud kanali jälgijad teavad seda koodi lõppu 99. Ma olen teinud seda vahepeal küll suuremaks, siis jälle natukene väiksemaks ja nii edasi. aga vot siin ongi see, sa tõid selle ühe mõnusa sõna esoteerika ja see vaimsus. ehk siis vaadake, kellel on selles koodis juba 29 seal lõpus, siis noh, kui ma vaatan nüüd seda sünnikaarti, seda pentagrammi, kui ma teeksin lahti, siis sinu oma on väga lihtne. mitte nüüd kõik ei ole lihtne, aga see lõpuosa viitab sellele, et sinul vot siin all tuleb suguvõsa karma õppetund või selline koht ja see on 18. ja see viitab sellele, et sinu hingemissioon tuleb siis 3 numbrist ja see sul arvatavasti suure tõenäosusega on 9918, mis viitabki vaimsele teele. ja see, kui sa ütlesid, et sa läksid sinna näitlejakooli või kuidas seda ütelda, näitlejaks ikkagi õppima, onju, siis see lihtsalt läks nii nabakümpi, nagu soomlased ütlevad, et sul juba loomu poolest sinna nagu oli kutse ja sa ütlesid nii kihvtilt ka seda asja, et sa tahtsid meenutada seda, et nagu kuidas sa nagu noorena tunnetasid mingisuguseid asju, vot need 29 seal taga lõpus ütlevad selle, viitavad juba sellele, et juba noorena sellised inimesed näevad midagi, kuulevad midagi, neil on tõmme rohkem võib-olla vanemate inimeste juurde, sest nad teavad rohkem kui eakaaslased. ja Ja, selline, no vot, mul olid külmavärinad, juba ma tean sinust midagi ainult numbrite kohta. ja tegelikult see on nii kihvt, kuidas sa ütlesid, et sind nagu tõmbas sinna näitlemise juurde ja see kood viitab ka sellele, et sa oled väga hea näitleja. ja just see, et kuna sa juba alateadlikult oskad võtta mingeid teisi rolle, vaata, et see ka, et kui sa nägid midagi noorepõlves, siis sa oskasid väga hästi ka, arvatavasti võib-olla esimene šokk oli see, et mis asi see on, aga sa rahunesid maha ja oskasid võtta ennast samale sagedusele. ehk siis mina ütlen ka seesama esoteerika ja vaimsus, see ei tähenda, et me kõik oleme mingid tarokaardi lugejad või oraaklikaardi lugejad, et minul ei ole näiteks 9 ja 18, aga mul on teised numbrid
mis mind näiteks mõjutavad ja samas sa ütlesid, et sinu meelest nagu kõik inimesed on teatud määral need tunnetajad, on ju, esoteerikud, võib-olla sa täpselt nii nüüd ei öelnud, eks ju, aga tead, usu mind, Kai, et on olemas teatud sünnikaardid, kus üldse pole ühtegi sellist erutavat numbrit, niinimetatud vaimsuse erutavat numbrit, et nii et kõik me ei ole kahjuks, aga siin kanalil selles suhtes ma võin küll ütelda, et enamuses on nende numbrite omanikud. aga see keskkool ka, et ma tahaks tegelikult, et teie, kallid kuulajad, ka kommenteeriksite siia nüüd alla koolisüsteemi suhtes, mitte et ma seda maha teen. mina olen sellisest muukeelsest perekonnast, et mu ema on ukrainlane olnud, isa oli eestlane, aga mind ka tembeldati selliseks Tola Joosepiks. aga noh, välja vedasin kuidagi, nii et sain oma kolmedega sealt välja, mina küll kaabut ei tõstnud, muidu ma oleks peksa saanud kodus, nii et mingit kaabu tõstmist ei oleks õnnestunud. aga samas tundsin sind nii hästi ära, et ma mäletan, kui ma läksin ametikooli, siis seal ma olin täitsa ničivo tüdruk, et ma sain väga hästi eesti keeles hakkama, et meil oli kodukeel kogu aeg eesti keel. et kuidagi nii hästi tunnen ennast ära, välja arvatud see, et ma näitleja ei ole olnud. ma loodan, et sa said nüüd vahepeal puhata ja mõte ei läinud segamini. jätka, ole kallis. no ütleme niimoodi, et siis kuskil kuni 23. eluaastani ma olin selle teatriga seotud, aga seal kõrval taustal oli siis see, et mul kogu aeg vaikselt nagu survestas, kuklas, et, et kuri nahk, et mida ma tegema hakkan. Noh, nagu päriselt ametina, mida ma tegema hakkan, mida ma tegema hakkan, et tunne on mind nii tohutult nagu tõmbab kuhugi, aga ma ei osanud seda iseenda jaoks nagu sõnastada. ja siis seal oli natukene niisugust südamete murdmise aega ja minu esimene laps sündis, kui ma olin hästi noor, et ma olin 19, nii et minu poeg täna on juba 38-aastane, saab kohe varsti 39 juba. et see aeg sai siis ühel hetkel sellega läbi, et ma siis kohtasin oma tulevast abikaasat tänu oma, noh, mitte tänu, ütleme niimoodi, et seoses pigemini oma poja tervisele. ja me hästi kiiresti tegelikult hakkasime kokku elama ja sealt toimus siis absoluutselt 100% kannapööre minu elus. et tegemist oli siis nõelraviarstiga ja kes oli selline väga esoteeriline inimene, kohe võib ka öelda selgeltnägija. ja temaga koos siis minul tegelikult sõna otseses mõttes kohe, nii kui me kohtusime, et meil piisas nagu ühes ruumis olla, siis lihtsalt noh, momentaalselt energiad nii palju sünkroniseeruvad, et noh, sul lihtsalt kõik hakkab uuesti tööle. Ehk siis need mäluosad, mis olid vahepeal nii-öelda vaiba alla pühitud olnud, need uuesti kerkisid ülesse ja tema nägi minus kohe seda hästi tugevat potentsiaali. ja siis ta hakkas mind hästi kiiresti õpetama, nii et kuskil esimesed, ma küll ütleme, nõelravi õppima hakkasin ise. Hakkasin õppima 93. aastast, me 91 saime tuttavaks, aga siis sinnamaani siis lihtsalt kõik selline, käed töötasid mul hästi ja natukene siis aitasin lihtsalt ainult käte peale panemisega inimesi. Ma ei teadnud mitte midagi, ei reikist ega lihtsalt, ma lihtsalt teadsin, et asi toimib ja oligi kogu lugu. Noh, täna ma seda kindlasti enam ei tee, sellepärast et ma olen nii palju juba teist teed läinud ja ma püüan järjest rohkem olla vähem füüsiline. Et ma küll täna näiteks oma tööga seoses teen massaaži küll vahest niimoodi, et mitte palju. Ma üritan niimoodi, et iga vastuvõtu korra peale üle ühe massaaži nagu ei oleks. Aga jah, ja siis ralli läks lahti nii-öelda. Ralli läks lahti, 2 rallit läksid lahti, et kõigepealt siis läks lahti see ralli, et ma uuesti nii-öelda sisenesin meditsiinimaailma. Algul siis lihtsalt läbi sellise nagu koduse õppimise, sest et mul oli tohutu huvi ja meil oli väga palju igasugust meditsiinikirjandust. Lääne meditsiin, Hiina meditsiin, Ajurveda, Tiibeti meditsiin,
kaasaegne igasugune New Age'i kirjandus, psühholoogia, inimese energeetika, kõike. Ja inimese energeetika on minu põhihuvi olnud tegelikult siis terve elu. Et liinameditsiin on lihtsalt üks valdkond, mille kaudu sai siis seda nagu realiseerida, sest et see oli selline konkreetne süsteem, kust sai mingisuguse nagu aluse võtta. Mm. Aga ütleme, et kõik see, mida ma nagu lapsepõlvest mäletasin ja see, mis mulle nagu huvi on alati pakkunud, on üldises mõttes inimese energeetika, ilma et keegi mulle reeglistikku ette seaks. Et Mm. reeglid sean mina ise. nii armsasti ütlesid selle lõppu. ja, aga Tahad nüüd ka öelda? ja ma selles suhtes, et nii Mul tuli huvitav. nii hea nägu pähe lihtsalt, ma mõtlesin. selline teade, et umbes see, kui ema tuleb koju ja küsib, et kes selle meepurgi ära sõi ja siis Kai vaatab niimoodi, mina. täpselt selline ilme tuli praegu, väga armas, väga võluv ja šarmantne. nii huvitavalt jälle siin jäi kõlama selline asi, ma toon natukene, kuna see on numeroloogiline kanal, siis ma toon väikseid seoseid, et Ja, väga hea. ja siis sa saad hinge tõmmata ja lonksu vett võtta, et sa ütlesid kuidagi, kas 23 sul tekkis mingisugune kannapööre on ju siis, kui laps Ja, sündis, ei, mitte laps sündis siis, kui 19 olid. laps oli siis kolmepoolene kuskil ja siis 23 oli see, kui ma siis oma selle praeguseks eksabikaasaga tuttavaks sain. Aga Mhm. sealt algas minu selline meditsiinialane elu. vaata, nii huvitav, et Teater lõppes ja algas meditsiin. Noh, täiesti, absoluutselt täiesti tagurpidi läks ehk kõik. siis läksid praktiliselt nagu reaalses, mitte reaalsesse maailma, aga nüüd ja praegu, eks ju, ja see meditsiin ikkagi nagu on väga kauge näitlemisest. ütleme, üks on väga loominguline, teine on selline reaalne inimeste aitamine, iseenda Minu aitamine jaoks on mõlemad väga loomingulised. Et mm,. ikkagi meditsiin on ka väga-väga loominguline, et lääne meditsiinis ma täna küll enam ei ole, et ämmaemandana ma olen siis jah, oma erialaselt koolilt nii-öelda, ma olen kunagi ämmaemanduse eriala lõpetanud ja siis ma olen töötanud haiglameditsiinis ka ikkagi mõnda aega. Mm. Aga noh, seal võib-olla nii loominguline ei ole, kuigi noh, ma ütlen, tavainimesel on võib-olla sellest raske aru saada, aga meedikud on ka ikkagi, võivad olla väga loomingulised, sellepärast et kui sa oled nagu täiega selles oma erialas sees, siis sa ikkagi oled ka selle asja sees loominguline. Aga mis puudutab nagu Hiina meditsiini ja ütleme sellist puhast nagu inimese energeetikaga töötamist, no see on ju täiesti loominguline tegevus ikkagi. ja sellega ma olen täiesti nõus selles suhtes, et sul veel koodis need 2 9 ka, need annavad täieliku volüümi nagu sellele, et see võimendab, seepärast et sul on juba loomu poolest olemas kõik kanalid, et võtta seda informatsiooni hästi loomulikuna nagu vastu ja nii nagu sa ütlesidki, et sul on tõmme olnud sinnapoole. ja see, mis ma tahtsin ütelda, et 25-aastaselt pluss-miinus 2 aastat inimestel toimub mingisugune nagu ülesärkamine või restart või mingisugune arusaam teistmoodi, et siin tulevad siis meile mõjutajateks need eelmiste elude kogemused, noh, mis tulevad siis jälle numeroloogiliselt, arvutame sealt sinu kuust välja ja sealt tuleb 6 numbrit ja kõik need kogemused eelmistest eludest siis tulevad meid kuidagi trigerdama, üles äratama ja nii sina just ütlesid nii kihvtilt seda 23, vaata mul kohe kõrvad tõusid kikki ja et aga põnevusega kuulen edasi, mis sealt nüüd sai. see on, issand, see on nii huvitav järjejutt, tead, see sinu lugu, nagu see tulebki nagu üks asi, teine asi, et mis siis nüüd edasi selles suhtes, et meditsiini käisid ka, kogesid seda, siis see Ja Hiina no teine meditsiin, ralli, mis sinna kõrvale läks, oli lasteralli. noh, Sellepärast, et mul on 5 last ja, assa, ei ja, ütleks. ja siis 93 sündis esimene tütar, 95 sündis kohe 1,5 aasta pärast teine tütar, siis tuli 2000 kolmas tütar ja 2004 tuli siis teine poeg. Mm, issand. Ja noh, selles mõttes, et see oli küll selline mega selline ralliperiood minu elus, sellepärast et me ka samal ajal hästi palju ehitasime ja lõime nagu mingisugust omaenda süsteemi, sellepärast et minuga koos oldud aja jooksul minu eks ei olnud kordagi üheski riiklikus süsteemis enam, et tema oli sellest juba välja astunud, ta oli ainult erasüsteem.
ja mina siis läksin selle perioodi sees siis alates 96. aastast läksin ämmaemandaks õppima ja noh, see oli veel nii-öelda nagu mingisugune süsteem. mm. Siis ma astusin ühel hetkel sellest süsteemist välja ja noh, tegelikult tänaseks päevaks ma olen siis üleüldse meditsiinist välja astunud nagu läänemeditsiinist, kuigi see viimane lõpp, kus ma veel läänemeditsiinis justkui ametlikult sees olin, oli ka läbi nõelravi tegelikult, sellepärast et ma töötasin peaaegu 4 aastat siis Tervise Alkeemias ja siis ühel hetkel ma sain aru, et ikka mina ise pean asja ajama. See on nii armas, kuidas sul mitmeid kordi tuleb nagu justkui see, saad aru, et sa oled mingid etapid, sa nagu oled kuskil mingisuguses pöörises, sa käid mingis süsteemis, on ju, kas on siis teiste poolt loodud või keegi on juhendanud, siis mingi hetk sa lihtsalt tuled jälle siin ja praegu ja saad aru, et ei, ma pean ikkagi kuulama oma sisetunnet ja minema selle järgi. saan ma niimoodi Ah, aru? sest see on jah, juba teine kord, kui sa niimoodi silmad vaikselt alla paned ja ütled, et ei, ma pean ikkagi ise. et jah. See kas on nagu terve elu mul olnud, ma olen kusagilt, see kõhutunne on mul kogu aeg olnud, et ükskõik, mida ma kuskil õpin, ükskõik, kellega ma kokku puutun ja ma pean ütlema, et ma arvan, et ma olen väga õnnelik inimene, et elu on olnud hästi-hästi helde. Et ma olen üle maailma nagu väga-väga eriliste inimestega kohtuda saanud ja kõik need inimesed on olnud vaikselt minu äratajad ja minu mälu taastajad ja ma täna olen seda ühe korra juba nagu avalikult kõva häälega ka välja öelnud, et ma tõesti tunnistan, et ma ei ole selles elus mitte midagi uut õppinud. kõik, mida ma tean, on meelde tuletatud informatsioon, meelde tuletatud nii-öelda mälu, mm, et mis on minuga enne toimunud, mis on toimunud eelmistes eludes, mis on toimunud minu minevikus, mis on toimunud selle elu minevikus niisugust, mille ma olen vahepeal hästi kaua pikkadeks aastateks nagu ära unustanud. et see ongi minu jaoks nagu elu ja kui mida rohkem see mälu nagu taastub, seda lihtsam on ja seda toredam on, sellepärast et sa muutud tegelikult lõppkokkuvõttes hästi rahulikuks, sa muutud hästi mänguliseks, sellepärast et sa hakkad järjest paremini aru saama, et elu on tegelikult lihtne. me mm, ise elame elu keeruliseks ja siis need mälud sealt hästi-hästi vanadest aegadest, et need pigemini annavad sulle nagu tagasi selle, et vau, et mida mul kaotada on, mida mul kaotada on, mitte midagi. jah. Et lihtsalt ela oma elu ja võta seda kui mängu, et sa noh, tõesti, sa hakkadki nägema väga-väga suurt pilti, eludeülest pilti, et sa saad aru, kust kohast, kuhu sa oled kulgenud, kuhu sa oled liikunud, mis on sinust nagu aja jooksul saanud ja, ja et sa ei pea täna üldse muretsema selliste lihtsate olmeliste asjade pärast. väärtushinnangud tohutult muutuvad, ei vaja suuri materiaalseid asju enam. Ma olen kunagi oma lõppenud abielus hallanud väga-väga suuri kinnisvarasid, maid, kõike ja täna ma elan pisikeses väikeses majas Väänõ-Jõesuus ja ma arvan, et ma ei ole väga kaua aastaid nii õnnelik olnud, kui ma praegu olen, just nimelt just sellepärast, et on väike, et ma ei ole nagu selle maa ja selle maja ori, vaid ma saan rahulikult käia ära, tulla jälle tagasi, käia ära ja tulla jälle tagasi ja siis on see armas nunnu pisikene majakene ja ma saan oma aias toimetada ja mul on mets ja meri ligidal, et kui mul on vaja üksi olla, siis ma saan minna tundide viisi, kolada metsas, nuusutada lilli ja ma ei tea, nokkida puukoort ja vaadata, mis seal vahel on ja noh, see on minu meelest palju ägedam ja toredam elu. See on nii kihvt on kuulata ausalt öeldes, siin ma mõtlen ka analüüsin, noh, ma olen 48 on ju, ma tegelikult vahepeal näppisin arvutusmasinat ja vaatasin, mis vanuses sina küll praegu oled, meil kaunis naine ja selline päiksekiirekene ja siis mulle meeldib hullult see, kuidas sa analüüsid kogu seda protsessi. vaata, teie ka kallid kuulajad, kes te nüüd olete seal, kommenteerige ka oma elukäiku, et me oleme ajanud mingisugusel elufaasil ju midagi taga, mis jälle mina ütleksin, et me oleme justkui nagu mingi üks osa süsteemis, et ütleme siis see on nagu see orava ratas on ju, me teeme, me peame justkui saavutama, me peame midagi taga ajama ja mingi hetk jälle ma ütlen numeroloogiliselt toimub see, kaks klõksu toimuvad veel, enne me mainisin ju 25 on ju,
võib-olla oskad meenutada ka, mis ajafaasis sa oled seal nagu maha rahunenud või midagi on su elus toimunud, on see üks, teine on siis 35, et seda nimetatakse keskea kriisiks, noh, meie inimeste keeles ja see järgmine, mis toimub, peaks juba toimuma väga tugev selline väike klõks on 45-aastaselt, aga need on pluss-miinus 2-3 aastat, kuskil nad kõiguvad niimoodi. et minul oli keskekriis näiteks 33, mäletan väga hästi, sest siis jällegi aktiviseerub näiteks seal sünnikaardis mingi üks uus osa nagu, et jälle eelmiste elude kogemused ja kõik ja siis 45-selt hakkab juba aktiviseeruma, ütleme, kui elutee numbrid kõik ajavad taga, sinul on see number 9. enne kokkuliitmist võib see hoopis teine number olla, aga siis ka see sinu hingemissioon ehk siis, mis toob, noh, sinu puhul ongi see kohe kindlasti raudpolt 9, 9, 18, et mis viitab sellele vaimsusele ja selle, et sa tahad iseendaga olla ja sinu sees on kõik asjad juba olemas. et kommenteerige ka, et kuidas teil on elus need protsessid käinud, vahet pole, mis on teie edukuse kood, meil kõigil toimuvad protsessid. et tead, kui kihvt on sind kuulata, mul nagu mitu korda tekib selline vererõhk tõuseb üles ja ma tunnen ennast täiega ära. Ja siis ma mõtlen, et appi, kui lahe on see, kuidas sa räägid, natuke enne eetriväliselt ka rääkisime, kuidas sul meeldib iseendaga olla ja see, kuidas sa kolad metsas ringi ja puukoore alt ajad sealt välja ja vaatad, mis seal on, ja mina kasutan seda lauset ka tihtipeale, et me ise elame selle elu nii raskeks, et elu on hoopis lihtsam. mina kaasa arvatud ajan selle vahepeal nii kirevaks ja vaata, kui nii nagu sa rääkisid ka oma elu sinna tagasi, on ju need protsessid ja teie ka, kes te nüüd mõtlete kaasa, mõelge, mida kõike me oleme elus läbi elanud ja pärast, kui sa pärast mõtled nagu selle peale, mõtled, et joh, Heidi, no oli, kas see oli seda tõmblemist väärt, mis sa siis tõmblesid seal? jaa, Tead, ma arvan küll, et on väärt, sellepärast et kindlasti. tegelikult läbi selle tõmblemise mingis eluperioodis me ju tegelikult õpimegi, me saame sealt kogemused ja see annab meile selle toreda taustasüsteemi, mille järgi me saame siis vanemas eas jälle navigeerida oma elu. Et mina arvan küll, et ikka seda rabelemise aega on ka vaja. Noh, minul oli seda rabelemise aega juba tänu sellele, et noh, lihtsalt noh, need mahud olid lihtsalt röögatult suured. Et juba see, et pere on nii suur ja siis need majapidamised, meil olid täiesti täis majapidamised Tallinn, Pärnu, Hiiumaa. Ma nimetasin seda meie Bermuda kolmnurgaks, et sa võid ette kujutada, et kui sa siis jaa, noh, täpselt niimoodi läheb. ärkad hommikul kell 5 pool 6 paned kodust juba autoga ajama selleks, et 6:30 olla Hiiumaa praami peal, viia sinna, ma ei tea, 3,5-meetrise kaubikuga terve konteineri täis ehitusmaterjali selleks, et ehitus saaks jätkuda, siis lased materjalid maha, nii-öelda laduda, käid objekti üle, vaatad üle kõik, mis on, mida ei ole, siis vaatad juba, et oot-oot-oot-oot, 11:30 tuleb praam tagasi, siis sõidad mandrile 3 tundi võtab täpselt Hiiumaalt Tallinnasse Nõmmele teekond aega ja seda selleks, et kell 3 alustada vastuvõtuna patsientidega. No siis sa lõpetad õhtul kell 7-8, lapsed, õppimised, igasugu muud asjad, et noh, lihtsalt mahud olid mega suured ja täna ma tõesti naudingi seda, et mu lapsed on kõik täiskasvanud ja kõik elavad oma elu. ja, ja mina saan nunnutada vanaemana. Nii tore. on küll tore, rõõm kuulda, et teie ka, kallid vanaemad, seal kirjutage kommentaarid, kuidas teil tundub see elu seal vanaema, mina ootan ka, et ma saaks vanaemaks, vähemalt lubatud on, et peaks saama varsti. aga ma olen sinuga täiesti nõus, kõik asjad, mis meie elus on olnud, siis need peavadki tulema ja nii nagu ma olen siin ka oma kanalil öelnud, et kellel on selline natukene haruldasem see hingemissioon, need 3 numbrit seal, siis nendel on natukene teravust rohkem ja seiklusi ka veitsa rohkem, sellepärast nad peaksid jõudma lõppfaasi, ehk siis see, et siis just vaimselt teisi inimesi aitama, nad peavad käima hästi palju protsesse läbi. ja selle eest saab ainult jah, sorry. tänulik olla, selle üle saab ainult tänulik olla. no nii, Saab küll. räägi. Tead, mul on terve elu olnud selline tunne, et oot, ma pean veel selle asja ära lõpetama. Ei, ma lõpetan ikka selle asja ennem ära. Et ma pean terve elu, ma kogu aeg tunnen, et ma pean enne ära lõpetama, et ma ei loo uusi asju enne, kui mul on vana asja ära lõpetatud, et ma pean selle vana asja ennem ära saama. Mm. Ja ma olen lõpetanud selles elus ülisuuri protsesse, täiesti niimoodi, et mida ma teangi, et ma olen elusid
seda asja nagu endaga kaasas kandnud ja nüüd ma teen selle ära ja siis ma lõpetan selle lihtsalt selle eluga ära. Et minna nagu täiesti puhtale lehele, nii lähedale kui vähegi võimalik on, et ma ei tea, kui paljusid asju ma pean veel lõpetama, aga et selle eluga peab kõik asjad tehtud saama, et see on nagu selline väga-väga tugev tunne minu sees olnud kogu aeg. Äh, mul tundub, et needsamad 9 tegelikult ongi lõpetamise numbrid ja need on antudki sulle ülesandena teha kogu aeg mingisugune asi ära ja lõpetada ja siis edasi jälle alustada. Et ma kujutan ette, et sinu elus on käinud ka hästi palju selliseid suhteid, ütleme teiste inimestega, ütleme tööprojektid, kõik muud asjad. et äh, need üleminekufaasid, vaata, et sa saad aru, et see energia enam ei toida ja sa pead selle nagu maha jätma, et see on ju kõik Jah. selline jõhker protsess, mis tegelikult ju kasvatab pidevalt, et noh. Tead, ma ei talu üldse mugavustsooni liiga kaua. Et minul näiteks tekib selline kerge ärevuse foon, kui mul tekib mugavustsoon, kui ma olen liiga kaua olnud sellises kohas, mis on juba hästi turvaline ja siis ma saan aru, et siia võib tükiks ajaks nüüd vedelema jääda, siis mul tekib, kohe lähevad tunded püsti, et oot-oot-oot-oot-oot. Vau, 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 vau. No. See ei ole nagu õige asi. Et mul on seda ka mingitel aegadel kunagi natukene nagu, no mitte ette heidetud, aga ikkagi nagu öeldud, et kuri nahk, et sa ei oska nagu elada niimoodi, et kogu aeg mingi tulinora peab taga olema, et ei suuda nagu rahulikult võtta. Aga tegelikult suudan ikka küll. Ja kohe isegi väga, sellepärast et need inimesed, kes seda ütlevad, nad näevad ju mind siis, kui ma olen nendega koos, aga nad ei Mm. näe mind siis, kui ma olen üksi. Ja ma väga armastan omaette olemist. Väga armastan omaette olemist, et ma olen ka leidnud endale praegu sellise kaaslase, kes on täpselt samasugune omaette olemise armastaja ja me mõlemad niimoodi väga aktsepteerime teineteise sellist ruumivajadust. Ja samal ajal, noh, siis on nii nunnu jälle koos olla. Mm. Number Ei, 6 on ta muuseas. 6. päeval. Ei, 15. 15 ja mis sa naerad selle üle? Ei, ma naeran lihtsalt sellepärast, et tegelikult ma olen sind ikkagi kuulanud aeg-ajalt ja sellel on täiesti oma kindel põhjus ka, et miks ma olen kuulanud. Et mul on 2 aspekti. Üks on esiteks see, et mul on sünnist saati või lapsest saati on mul selline asi nagu numbritega seos ehk siis värvisünesteesia. Ma ei tea, kas sa oled sellest kuulnud, tead, mis asi see on? Ei tea täpselt, aga olen kuulnud sellest küll, aga sa võid sellest ka rääkida. Värvisünesteesia on see, kui sul assotsieeruvad kas näiteks numbritega, tähtedega, nädalapäevadega, aastaaegadega, millega iganes seostub mingisugune konkreetne värv. Mm. Ja need seosed on nagu nii palju tugevad, et näiteks osadel juhtudel sul on lihtsam meelde jätta värvikombinatsiooni, mitte seda numbrite jada. Mm. Kas või selle minu see edukuse kood, esimene kord, nii kui ma seda nägin, mul ei ole vaja seda nagu rohkem kunagi kontrollida, sellepärast et mul jääb see nagu värvikombinatsioon meelde ja ma selle läbi nagu taastan oma mälus selle. Ja kõikide numbritega alati on minu jaoks seostunud mingisugune kindel selline dünaamika või mingi kindel selline, noh, tekib mingi taju. Tal on, igal numbril on nagu oma mingi kvaliteet. Ja saad sa aru, siis ma puutusin jumala täiskasvanud inimesena kokku numeroloogiaga, sain tuttavaks sellise inimese nagu Timo Reinpaliga. Nii. Täitsa muid teid pidi, absoluutselt üldse mitte läbi numeroloogia. Ja siis tuli välja, et numeroloogias ongi täpselt need kvaliteedid numbritel taga. Et see lihtsalt niimoodi on. Ja noh, näiteks raamatutekstid ka ja mingisugused noh, sõnad või tähekombinatsioonid, et siis ta jääb mul meelde nende värvidena. Nüüd noh, täpselt nii nagu iga muu muskel on hajuga täpselt samamoodi, et kui sa seda pidevalt ei kasuta, siis ta jääb nõrgemaks, sa nagu noh, ta läheb nagu sellise stand-by peale. Et kogu aeg aktiivne. Et vanasti siis, kui telefone meil sellisel kujul veel ei olnud nagu praegu, ehk siis me pidime ikkagi nagu juhtega ja näpuga pidi keerama,
siis mul olid ikkagi sajad telefoninumbrid olid peas. Et Mhm. ma sain nagu sellesama värvisünesteesia põhimõttel, ma sain nagu põhimõtteliselt tagataskust kogu aeg lambist meenutada, et see inimene, ahah, tal on seal niimoodi, okei, tal on need sinised ja kollased on seal rohkem, helesinised, okei, see number, siis tuleb. Väga Aga huvitav. nüüd on meil ju mobiilid ju. jaa. Nüüd ei ole põhjust enam. Et see, kui seda treenida, siis see tuleb tagasi jälle. Mhm. Ja miks numbrid on veel olulised, et ma ikkagi pean välja ütlema, et ma olen vaikselt tasapisi nagu loomas omaenda mingisugust sellist inimese meditsiinilise lähenemise süsteemi, ütleme niimoodi. Mm. See on minu jaoks tohutult huvitav. Ja kuna ma olen nii lääne kui ida meditsiini haridusega ja needsamad mälud ka, mis tulevad nagu sealt kaugelt, ikka väga kaugelt et siis ma olen hästi huvitatud nagu sellest, et panna kokku täiesti mingi selline terviksüsteem, mis nagu hõlmaks seda, et inimesed hakkaksid mõistma, et kui palju nende enda tänane energeetiline osa moodustab seda füüsilist, mis nendes on, ehk siis kõigepealt vormib nende keha ja kuidas see keha toimib ja kui palju on selles kehas tõrkeid. Kui palju on selles kehas siis seda, et noh, me jääme haigeks lihtsalt. Mhm. Issand, kui huvitav. saad Ja aru? kuidas siis sealt tuleb see tagasipöördumine nii-öelda läbi emotsiooni ja tunde, sest et emotsioonid ja tunded on tegelikult tagasiside. See on tagasiside, see on niisugune responding sinu keharakkudest siis väljapoole uuesti, sest et noh, mõttetasand, uskumuste tasand, noh, need asjad kõik on siis nii-öelda see sinu enda ruumis sees olev energeetiline osa, mis jõuab kehasse, sest mõtted ja keha on täiesti otseses seoses. Ja siis keha vastab läbi selle emotsiooni. see on nii huvitav. tead, see on Aa, nii. jah, räägi, räägi. see mul jäi ütlemata, et ma kasutan tegelikult, ma ei ole õppinud mitte kunagi numeroloogiat. jah. Ma olen lihtsalt aeg-ajalt niimoodi tänu Hiiumaale, noh, kuna ma olen selle Timo Reinpoliga nagu tuttav ja ma olen Mhm. temaga aeg-ajalt siis sattunud niimoodi vestlema toredatel teemadel ja et ma natukene nii-öelda olen läbi numeroloogia ka nagu kuulnud nendest numbrite tähendustest ja ma kasutan oma igapäevases töös tegelikult seda, et kui tuleb uus patsient ja kui ma kuskilt nagu nurga tagant niimoodi, et kui ma nagu energiat päris täpselt lahti veel ei saa ja ma tean, et mul on ju tegelikult mingi limiteeritud aeg temaga praegult siin vestelda, Mm. et siis ma ikkagi lõpuks küsin, et davai, et mis kuupäeval sa sündinud oled, et siis ma vaatan ainult kahte asja, siis ma vaatan sünnikuupäeva ja ma vaatan ta elutee numbrit ja no siis tuleb noh, pilt lõpuks täiesti lahti, sest et mina ei tee numeroloogilisi konsultatsioone, ma lihtsalt, vot see tuleb nüüd minu enda mälust, sellest vanast mälust. Mhm. Et kui ma seda sünnikuupäeva vaatan, siis ma saan aru, okei, sealt hakkavad tulema mingid sellised iseloomu kvaliteedid, noh, need lähevad kokku praegu sellega, mida ma juba energiast lugesin, eks ju, ja Mhm. kui tuleb elude number veel ka sinna otsa, siis ma saan aru, et okei, need on need asjad kõik ju, mida ta ju õpib, et see on see, milleni ta peab lõpuks jõudma, mis tuleb selles elus nagu nii-öelda korda teha Mhm. või selgeks saada või. Et see on nii äge, see on nii äge ja siis sealt tekib nii tore tervikpilt. minu ja. jaoks numeroloogia on, mulle meeldib numeroloogia rohkem kui astroloogia lihtsalt sellepärast, et ta on konkreetsem. Ta Mhm. ei anna liiga palju laperdada, Mhm. et mulle meeldib, et struktuur on selles mõttes, et ta on jäigem Mhm. kui astroloogia, aga oma olemuselt ta ei ole üldse jäik. Sa Mhm. võid seal sees väga paindlik olla, et see ei tähenda seda, et nii, see kvaliteet ja nüüd teistmoodi kindlasti ei ole. issand, kui armas, tead, Kai, sa räägid praktiliselt natukene ilusamates lausetes ja sõnades selle numeroloogia olemuse praegu välja, nii et aitäh sulle, Kai. minu meelest numeroloogia on üks väga-väga huvitav tööriist ja nii nagu siin kanali jälgijad teavad, siis ma olen astroloogiat enne uurinud ja seda oli liiga palju mulle. just seesama, see laperdamine, et ma ei jõudnud nagu liiga palju võõrkeeli, liiga palju planeete, aga numeroloogiliselt on lihtne, et sa saad hästi Mhm. kähku nagu see täpselt teatud, nii nagu sa ütlesid, sünnipäeva järgi, seal on nagu kaks varianti.
et sünnipäeva osas ja siis see elude number on ju, mis annab niimoodi ka hästi kiiresti selle pildi, mina vaatan veel needsamad edukuse koodi järgi, mida ma siis teen täpselt sünnipäeva, kuu ja aasta järgi, saan need 5 numbrit, siis ma saan sealt veel rohkem neid asju, sest minu jaoks on ka pilt väga lihtne, et natukene istud selle inimesega koos, isegi teadmata neid numbreid, sa energeetiliselt tajud ju, et Mhm. mis energia seal liigub, aga kui sa saad teada juba päeva ka, siis mõtled, et no nii, selged sibulid, ega siin midagi, paneme pillid kotti, lähme laiali, et ega siit mingit pusinessi me küll kraapima ei hakka. tead, mis siis on nii huvitav jälle, ma olen nii tänulik esiteks, et sa oled siin. et me ei tunne sinuga üldse nagu rohkem kui nii, nagu ma ütlesin, eetriväliselt on ju nõksukene, see on täpselt nagu Leaga, kui me kokku saime, siis ma ei tea, mul oli selline tunne, et nagu me Leaga tunneme teineteist ja sinuga ka praegu täiega nagu üks mõte jätkab nagu teist, vähemalt minul on praegu see, et see on nii vahva, et sa teed nüüd seda mingit asja, mida sa seal teed, mis on hästi müstiline ja selline tervikpilt ja sa kasutad ka seda numeroloogiat, sest numeroloogiliselt tuleb ju ka täpselt välja need inimese, need valukohad ja ma olen ka seda meelt, ise praegu võitlen ka oma alaseljaga. aga ma ju tean täpselt, kuskohast need tulevad, lihtsalt on teatud numbrid vaja korralikult vaadata ja see, et ma kisun miinusesse, nii nagu ma räägin kõigile, et seal kõik on tšakratega seotud. see töö kolmnurk on alaseljaga seotud, kõik sealt, mis nabast allapoole läheb ja täna just tegin metsavideo, seda ma natukene, ma hakkasin vahepeal muigama ja ma väga puudutan just seda meie tervist numeroloogilist ja sina nüüd praegu täpselt räägid, näed seda. kes praegu nüüd kuulab, siis ma hommikul panin selle juba ülesse. aga äkki sa räägiksid nüüd veitsa rohkem, mida sa siis teed? et see lugu on nii võimas, see on nagu järjejutt. kas sa raamatut oled ka teinud endast juba või ei ole või? äkki Ei oled ole, teinud juba, pole lugenud seda? ei ole. see on mega, sellest võiks teha mingi 5 osa vähemalt. et ja siis iga aasta paned ühe vaata välja, sellepärast et jube uudishimu tekiks. aga mida sa teed siis nüüd selles suhtes, ma saan aru, et sul on palju kogemusi ja sa integreerid, teed mingit asja nüüd ka seal, mida me üsna pea vist saame kõik teada, eks ju. et No ütleme niimoodi, et see integreerimisprotsess on veel praegu väga-väga alguses, et ma sellest väga palju pikemalt midagi rohkem ei tahakski rääkida, sellepärast et see kõik on alles selline idee tasandil ikkagi. mm, Et tulemused tulevad ja kui juba midagi käegakatsutavat on ju, siis saab rääkida rohkem. arusaadav. aga põhimõtteliselt sai minust siis jah, seal EKS-i kõrval täiesti võrdne partner talle. Ehk siis nõelraviga hakkasin tegelema. Et Mhm. läksin esimest korda siis 93. aastal juba õppima ja siis me käisime temaga ka igal pool. Indias käisime õppimas, Venemaal käisime õppimas. Et mul on Eesti pinnal olnud ka üks väga-väga tore õppejõud päris kaua aastaid, keda kahjuks enam ei ole meie seas, see oli doktor Igor Vetrov. Et selline vene koolkond tuli sinna sisse, et tema siis rääkis läbi Hiina meditsiini natukene, läbi Ajurveeda ja temaga siis esimest korda sai õpitud niisugust asja nagu marmateraapia, mida marmateraapia on siis puhtalt nagu energeetiline meditsiin jälle, mis omakorda siis viis mind tagasi kunagi nagu nendesse aegadesse mälus jälle, kus ma alustasin selle EKS-i kõrval õppimist, et jälle, et mingi intervalliga tulevad jälle mingisugused protsessid uuesti tagasi, tulevad lihtsalt nagu level kõrgemalt või võimsamalt. Indias ka käisin õppimas sedasama marmateraapiat. Lisaks juurde, sest ta on sealt pärit lihtsalt. Ja nõelraviga, ütleme, täiesti omaenda nagu eravastuvõttu. Ma alustasin tegelikult alles aastal 2017. Et enne seda ma olin siis 3 korda astunud Eesti Neitsingi kooli. Esimest korda ma tegin seda siis 93. aastal. Siis jäi asi pooleli lihtsalt sellepärast, et sündis järgmine laps. Ja Ahsoo. mina ei ole selline ema, kes oma lapse kõrvalt rändab igale poole. Et laps on esimesed 3 aastat minu jaoks nagu pühadus, et ma olen seal, kus on minu laps. Mitte laps ei tule minuga sinna, kuhu mina tahan minna, vaid mina olen seal, kus on lapsel hea.
ja ma ütlen ausalt, et nende esimeste tütardega siis, kes seal 93 ja 95 sündisid, et see oli minu elu nagu kõige paradiislikum periood, sellepärast et esiteks mul ei ole kunagi olnud lastega igav, mul ei ole nendega tüütu ja ma ei ole nendega tundnud ennast nagu väsinuna. Et mm. mind lapsed ei väsita. Et esimesed 3 eluaastat on minu meelest nii nunnu periood ja nii imeline periood, et kui sa nagu sellel ajal ka ei jaksa lapsega olla, no siis pärast ei jaksa sa nagunii olla, sellepärast et kogu see esimese 3 aasta tegemata töö hakkab sulle siis nii-öelda nagu tagasi maksma. Mida ma tahan sellega öelda? Lihtsalt esimese 3 aasta jooksul sina ise vanemana täidad nii suures osas lapse alateadvust igasuguste kogemustega, mida siis laps omandab selle esimese 3 eluaasta jooksul, et kui need kogemused ei ole väga head ja seal on hästi palju sellist hüljatust ja üksi olemist ja kellegi teise hooles olemist, samal ajal kui laps tegelikult oma turvalisuse mõistes tahab ikkagi pigemini olla rohkem koos oma vanematega. Et ma saan kõigest aru, et see tänapäeva ühiskond on väga-väga keeruline, aga see paratamatult lihtsalt niimoodi on, et kui me neid asju ei tee esimesel 3 aastal lastega, siis pärast ongi keeruline. Aga kui sa oled selle esimese 3 aastat nagu täie südamega laste heaks panustanud ja mitte ainult see, et sa ütled iseendale, et ma olen kõik teie heaks teinud. Ja ma saan aru, ma saan See on aru. kohalolu, see on päriselt kohalolu, siis ükskõik, mis pärast hiljem elus juhtub ja minu elus on juhtunud seinast seina asju. Ja kõik kadunud pojad tulevad lõpuks koju tagasi. sa oled nii Või armas. tütred, mida iganes. sa oled nii armas, nii hästi ütlesid praegu. tead, mul on, See esimene 3 aastat paneb lihtsalt nagu selle juure sinna alla ja jah. siis nad võivad ekselda, aga nad tulevad nagu see kodu, see majakas jääb nagu kogu aeg ikkagi alles. Ma tahan siin ühte jälle numeroloogilist sellist väikest asja lisada, et sul on 7 on aasta lõpunumbris ja see viitab sellele, kellel ka teil seitsmeid on. No ma räägin lihtsalt, kui see aasta lõpus on, tegelikult ükskõik, kus tal teil on, sünnipäevas, kuus või aastas, siis see viitab sellele tohutule liikumisele, tohutule energiale. Ja noh, muidugi ka see sinu kuu, millal sa sündinud oled, eks ju, et horoskoobi järgi minu elukaaslane on ka, nii nagu ma ütlesin sulle ka enne, kui salvestama panime, tohutult liikuv energia, aga see 7 annab sulle nagu topelt power'i veel sinna peale. et just see elukoha vahetus, see, mis sa seal enne ütlesid, nii ja naapidi. ja samas, kui näiteks selle sinu kuu kokku liidame, sealt tuleb 3 ehk see edukuse koodi see teine number, siis see viitabki totaalselt sellisele nagu emalikkusele 100% nüüd ja praegu. et hästi ilusti joonistus see praegu välja sellest sinu sellest loost, mida ei tähenda ka seda, et sa ei ole ka mõelnud arvatavasti sellele, et mida ja kuidas sa seal töö mastaabis neid asju nagu lood ja kus sa sealt edasi lähed, et lihtsalt sa võtad nagu korraga ühe ja oled seal ja siis teisalt siis jätkad jälle selle nagu karjääri ja ütleme selle enda ülesehitamisega. see on see koht, mis tegelikult number 3, kellel on, minul on ka number 3 edukuse koodi, siis minul on olnud see väga raske leida see tasakaal. et praegu vähemalt siit ma kuulasin kõrgikkis, nagu saad aru, naine, kellele peab panema sinna, mis oli Nõukogude naised olid ju kõik seal, kes on parim lüpsja, on ju sinna kuhugi autahvlile et aga tead, mul ei ole kunagi olnud seda hirmu, et ma ei tea, minu karjäär või töö jookseb ära või. ma saan aru, ei, väga Nad ei jookse mitte kunagi, et pigem on vastupidi, et minul on olnud rohkem see tunne, et oh pekki, 3 aastat saab juba täis, et nüüd ma pean jälle tagasi tööle minema või et kas ma pean nüüd hakkama tööd tegema ja tead, see oli selles mõttes ikkagi päris suur dilemma mul tükk aega, sellepärast et ma ei teadnud tegelikult, mida ma tahan teha. mm, Ma ei teadnud, mida ma tahan teha, sest et minu suur unistus oli kunagi see siis, kui oli mul selline esimese tütrega kodus olemise aeg. Ma olin alates 91. aastast õppinud Venemaal üks selline väga vinge vaimne õpetaja, kes õpetab sellist puhast nagu südameteekonda. Tema nimi on Vladimir Antonov.
see oli lihtsalt noh, see oli minu elu esimene päris nagu vaimse õpetaja käe all õppimise selline kogemus. See periood, see kestis kuskil aktiivselt 2 aastat ja ta pani selle lati lihtsalt nii kõrgeks, et pärast seda mind igasugused kõik, mis siin Eestis lahti läks 90-ndatel, a la mingisugused selgeltnägemise kursused, kolmanda silma avamise kursused, siis tulid lõpuks sinna mingi 2000-ndal hakkasid tulema juba mingid tantragrupid ja ma ei tea, mida kõike veel. ja tead, mina istusin seal Pärnus, kuskil Pärnu tagamaal rahulikult oma lastekarjaga ja lihtsalt vaatasin niimoodi, mõtlesin, ei ole minu asi. väga Ma kihvt. küll tahan teha, ma nii väga tahan teha, aga see ei ole minu asi, mis seal nagu toimub. Sa tunned nagu oma südames selle ära, et sa ei ole mitte millestki ilma jäänud, kui sa ei osale nendes asjades. Mm. Ja mis siis oli see, et ma olen lastega nii pikka aega kodus olnud ja minu unistus oli see, et kas saaks olla ühel päeval niimoodi, et kõik see, mida ma seal Antonovi juures nagu õppisin, et analoogilisi asju saaks iga päev õppida mingitel kursustel, et ma ei pea sellepärast spetsiaalselt mingisse kooli astuma, et ma saaksingi lihtsalt minna, astuda uksest sisse, öelda, ma võtan selle kursuse, ma ei tea, kirjutan alla või maksan raha ära ja siis käin selle kursuse ära ja ongi kõik, et ma ei pea pärast eksameid tegema Mm. sest ma ei taha mingeid eksameid teha, ma tahan lihtsalt õppida, ma tahan lihtsalt nagu noh, seda uudishimu ja see, et ma tahan nagu mingeid uusi teadmisi või siis ma ei osanud veel vaadata seda kui mälu taastamist. Ja Mhm. saad sa aru, see kõik ju teostus. See kõik ju teostus tol ajal 90-ndate alguses, sellist asja ei olnud. Ja. Täna me kõik kohad kursuseid täis, sa võid suvalisse, ma ei tea, mingisse esoteerikakooli, mingisugusesse energeetikakooli, kuhu iganes. Sa saad igale poole minna, astuda sisse, öelda, et tead, et need on ju huvikoolid tegelikult, olgem ausad. Mm. Nad ei ole ju akadeemilised koolid, nad on huvikoolid. Ja minu meelest see sõna huvikool on tegelikult nii ilus, sest et see näitab seda, mille vastu sul huvi on. Aga see, mille vastu sul huvi on, sinna sa ju annad oma tähelepanu ja see, kus su tähelepanu läheb, sinna koondub sinu energia. Ja mida Absoluutselt. rohkem sa tähelepanu annad, see asi hakkab kasvama. Aga see kehtib nii heas kui halvas. see on küll hästi öeldud. Kogu aeg annad tähelepanu viule, noh siis see ka suureneb, noh. Viu, viu. väga hästi öeldud, selles suhtes, et ongi. See on nii huvitav, ma praegu lihtsalt mõtlen, ma kirjutasin üles siin ka paar asja, mis mul kõrva jäid, et ma pärast natukene uurin neid. ma küll ütlesin, igaüks kirjutage ise üles, mida siin nüüd Kaimar räägib, igasuguseid huvitavaid tarkusterasid. tead, numeroloogia on ju ka selles suhtes lõputu koht ja mul tuleb praegu meelde see, kuidas sa ütlesid, et kui sa käisid seal Vladimir Antonovi juures, kas ja et kas sinu õppimise keel on olnud rohkem vene keel või siis segu inglise keel, vene keel Tollel ajal kindlasti vene keel, mm.? sellepärast et noh, Vetrov oli venelane, eks ju. Temal oli Peterburis oma terve suur kliinik, mis noh, lõpetas küll tegutsemise peale tema surma mõni aeg hiljem. Aga Vladimir Antonov ka, tema oli ikkagi puhtalt tõeline sügav vene hing, kes siis integreeris erinevatest religioonidest ja vaimsetest süsteemidest siis praktikaid, pani neid kokku ja tekitas nii-öelda oma süsteemi sinna peale, pluss siis veel see, mida ta ise tajus ja tunnetas, tegi loodusega hästi palju igasuguseid koostöid. Ja siis, millest ma sain alles tagantjärgi teada, oli see, et ma tegin ka ise täitsa nagu oma tunnetuse järgi mingeid looduspraktikaid, ma ei tea, suhtlesin puudega ja ma ei tea, kivid ja noh, looduselemendid. Ja siis hiljem selgus, et väga sarnast asja õpetab Mantak-Chia näiteks ja siis ma võtsin kätte, unistasin siin 2 aastat tagasi üks päev. Ma olin siis oma üürikorteris veel ja unistasin, et
et ma ei ole nii aastaid käinud mitte ühelgi koolitusel, et kui Mantak Chia tuleks Eestisse, et siis ma vist tema kursustele küll läheks. Eks sa saad aru, ja ta 2 päeva pärast tuli mulle Facebookis hüppas ette, et Mantak Chia tuleb maikuus Eestisse. Et esimesed saavad seal, ma ei tea, blablabla, mingit hinnasoodustust ja saad sa aru, ma lihtsalt nagu täiesti tagantkätt klikkisin peale, panin selle aja endal kirja ja siis maikuus esimest korda läksin ja nägin siis päriselt seda vana meistrit. Noh, siis sel ajal ma juba teadsin, et ma neid tema asju nii-öelda nagu praktiseerin, aga siis, kui ma neid praktiseerima hakkasin, ma ei teadnud temast mitte midagi. mm, Lihtsalt nagu hakkasin tegema ja seoses ka nende Antonovi asjadega, mida me kunagi seal hästi-hästi ammu juba 90ndate alguses hakkasime treenima, siis mingil ajal hakkas tekkima mingi oma süsteem juba ja siis ühel hetkel ma sain teada, et vau, aga see on see suur taomeister, kes on üle maailma kuulus ja kes on välja andnud raamatuid ja teinud mingeid asju ja süstematiseerinud seda. Ja see oli nii äge. Ja siis mm, ma sain täitsa niimoodi ikkagi temaga näost näkku ka suhelda ja käisin tema juures ühel intervjuul niimoodi, et istusime kahekesi ja jutustasime jälle tund aega et, lahe. et selles suhtes on ja ma olen ülitänulik oma elule, sest et ma olen nagu väga-väga ägedate selliste suurte vaimsete meistritega oma elus täitsa nagu ütleks, et hästi kergelt. Ma ei ole pidanud üldse pingutama, nad lihtsalt on kuidagi mingil moel mu eluteele sattunud või mina olen nende eluteele sattunud või elu on meid kokku viinud. Ja noh, minu jaoks on see ikka nagu mega suur õnnistus olnud, sellepärast et noh, mis võib olla veel vägevam, kui viibida ühes ruumis ikkagi sellise inimesega, kes on sinust noh, kaugelt peajagu ja rohkemgi üle. Sest et see, mida tema endast välja kiirgab, see kiirgus läheb ju läbi minu ja see mm. automaatselt ju muudab ka mind. Absoluutselt, nii huvitav on kuulata ausalt öeldes. Ma täitsa kujutasin seda ette. Esiteks see lugu, et noh, mitte ainult sinu edukuse koodile viidates need 2 9 seal, mis on, aga meil kõigil inimestel on tegelikult see suur võimalus olemas. kui me vähegi usuksime sellesse, et meil on need võimed, et kui me midagi väga-väga soovime, siis me saame selle. Oo et, jaa, et kõik soovidel on kombeks täituda. tuleb jaa, täpselt soovida. et siin ma ütleksin jälle nii nagu Kai ütleski, et see, millele keskendud, siis see ka võimendub, on ju ka see miinuspool, see viu-viu. Naljakasti, sa ütlesid viu-viu, siis ma elan Soomes juba 20 aastat, siis suhtlen hästi palju soomlastega, mu elukaaslane on soomlane, siis me ütleme vali-vali selle kohta. Et valituks, seda on siis nagu need vingumine või kuidas ma ütlen, see Mhm. noh, mida iganes. ja see praegu kuidagi kikitas mu kõrva. aga issand, kui kihvt, nagu nii lahedad asjad, ma kirjutasin, ma vaatan praegu oma tahvlile, ma ikka kirjutan kõik asju siia Oh, juurde. aga ma tahtsin natuke peidus hoida paar asja, aga no siin isegi pole vaja vaadata, aga need, mida sa kirjutad. Mida ei kirjuta, see, mida sa oled maininud, üsna põnev, nii et ma loodan ka teie, palun ka kommenteerige siia, mis teid kõnetab, võib-olla olete ka käinud kellegi loenguid kuulamas ja kõike seda, mis teil endal nagu tuleb tunnetest välja, et palun jagage meiega, et ma kutsun kindlasti ka Kaid vaatama ja kommenteerima, et kui midagi konkreetselt küsimusi teil on, siis ma soovitaksin küll pöörduda juba Kai poole, aga kui midagi sellist, mida te tahate jagada, siis tehke seda siin kommentaarides. Kai, aga läheks hästi nüüd niimoodi konkreetseks. mida sa teed, sul on koduleht ka, et mis seal koduleheküljel on, mina nüüd ütlen päriselt, mina ei käinud luusimas, sest minul meeldib tutvuda vot niimoodi vabas vormis ja siis saab rohkem juba teada. räägi sellest. mis ma täna teen? Täna ma teen põhimõtteliselt minu kõige lemmikum osa hetkel on selliste konsultatsioonide tegemine. Toredam on neid teha näost näkku, aga ma teen neid ka üle veebi. Töötab täpselt samamoodi. Lihtsalt neid veebikonsultatsioone ei saa praegu kodulehelt nagu otse sinna klikkides endale salve panna, sest et aja jooksul minu need nii-öelda ametlikud tööpäevad, kus ma vastuvõtte teen siis 3 korda nädalas, et need siis aeg-ajalt on muutunud nii-öelda kellaajaliselt ja päevaliselt ka, et ma ei hoia neid eraseansside klikkimise võimalusi seal täna enam lahti, vaid tuleb mulle lihtsalt kirjutada. Ja siis ma teen selliseid konsultatsioone, kus ma siis lihtsalt loen energiat
inimene tuleb, pöördub oma probleemiga, mis iganes, täiesti seinast seina probleemid, sellepärast et tegelikult enamus probleemid koonduvad kõik samade nii-öelda juurte juurde. Ma pean lihtsalt nagu sealt välja selekteerima, et milline nendest juurtest on nagu kõige aktiivsem, mis tema takistuste puhul kõige rohkem nagu rolli mängib. siis me hakkame vaikselt arutama ja siis ma aitan tal jõuda nagu mingisuguse uue levelini või mingi uue sellise astme peale, kus tal on siis veidi selline laiem pilt oma asjast ja kus tal on võimalus edasi liikuda. Ja kui mõnda aega on toimetanud oma asjaga, tunneb, et tahab jälle nõu pidada, siis saab minuga jälle kontakti võtta ja siis me võime sealt jälle edasi minna. Et mul ei ole sellist asja, et ma ütlen, et nii, nüüd tuled vot selle küsimusega, täpselt näiteks tule nädala aja pärast tagasi või kuu aja pärast tagasi, et tuleb siis, kui tuleb. mm. Siis mul on vastuvõtud, kus ma teen oma vana head nõelravi, mida ma olen 30 aastat teinud. ma ei tea, kuidas see võimalik on olnud, aga ma olen seda väga kaua teinud. Siis ma teen meridiaanide massaaži, kaelamassaažid, turjamassaažid, sellepärast et täna on kõige suurem ühiskonnas probleem selles, et vaata, me kollektiivselt ka, me ju liigutame oma energiaid mitte ainult üksikisiku tasandil ja iga üksikisik on ju osa kollektiivist. Mm. Et meie kõige suuremad kollektiivtasandi takistused on praegult siin kõri piirkonnas. Inimesed õpivad ennast väljendama, välja ütlema, oma tõest nagu aru saama kõigepealt ja siis seda ka väljendama. Ja siia tekib kõige rohkem takistusi praegu. ahah, Kaelad on kanged, kuklad on kanged, kõrvades vilistab. Noh, ühesõnaga, siuksed probleemid, aga siis seda tuleb ikkagi füüsiliselt kaasa aidata, et see energia, mis siia kuhjub ja kinni jääb ja seda üleliigset kuumust siin kõri ja alalõualuu piirkonnas tekitab, et see tuleb ikkagi füüsiliselt ka aidata tal liikuma minna, sellepärast et takistus tekib ju sellepärast, et meil tekib emotsioon, vaata. Me ei aktsepteeri seda iseenda autentsust ja siis meil tekib selline emotsionaalne takistus sellesse piirkonda. Kõik emotsioonid, mida me ei lase oma kehast vabalt läbi, need salvestuvad meie lihastes ja lõpuks need salvestuvad meie luudes. Et need üritada enne liikuma saada, kui nad ei ole veel luudesse jõudnud, sest luudest on palju raskem jälle välja saada. väga huvitav, tead, ma tahan vägisi küsida sellise küsimuse. kuidas sina nii hea välja näed, et kas sa masseerid iseennast ka pidevalt, regulaarselt, võib-olla on sul mingi väike nipikene, Ma väga mille. tänan, eks see kaamera teeb ka oma tööd, mul ei ole siin küll mitte mingeid filtreid peal, aga noh, ma arvan, et see on ikkagi see Zoomi keskkond, kes teeb meid ka natukene ilusamaks ja siledamaks. Aga päriselt ka, et jaa, ma panen endale näonõelu, ehk siis teen endale nii-öelda nõeltega neid nii-öelda justkui nagu tänapäeval öeldes iluprotseduure ja ma kindlasti hästi regulaarselt teen kõikvõimalikke näolihaste massaaže, siukest bukaalmassaaži ka põskede seestpoolt ja ma ei tee seda absoluutselt ilu pärast, et see vananemine nagu on kuidagi natukene mitte nii intensiivne, et see põhjus on pigemini selles, et vabastada kogu aeg seda kinni jäävat energiat, Mhm, sest et see peab olema tegelikult nagu eesmärk. mhm. Siis näiteks ma teen sellist asja nõeltega nagu armiravi. Armiravi ei ole mitte iluprotseduur, et ma kaotan armi ära, vaid armiravi mõte on panna uuesti energeetika liikuma läbi selle armi, sest et noh, kujutage ette, et naistel, kellel on noh, keisrilõikaarmid või eriti vanema generatsiooni inimestel, kellel on, ütleme, selliseid operatsioone teostatud, kus on veel mitte laparoskoopiline, kus minnakse peente anduritega nii-öelda sinna kõhtu sisse ja tekitatakse ainult paar väikest auku kehale, vaid need on avatud lõikused ikkagi, et sul ongi kõht täiesti ristipõiki lahti lõigatud selleks, et soolestikust näiteks mingid probleemid kätte saada või naiste süsteemi mingisugused rasked operatsioonid on eemaldatud seal, ma ei tea, munasarjad ja emakas ja mis iganes muud, eks ju. Et see õmmeldakse ju pärast kõik kokku tagasi ja kõik need kohad, kus on midagi katki lõigatud ja uuesti kokku õmmeldud, sinna tekib ju arm. Ja me oleme harjunud nagu mõtlema, et arm on ainult siin keha pinna peal. Aga ei ole, armid on sees ka. Armid on seespool ka ja arm ei ole mitte midagi muud kui fastia ehk sidekoe selline vohand
paksend ja tema probleem seisneb selles, et mida vanemaks me saame, siis need sidekoe paksendid, nad muutuvad järjest jäigemaks ja selliseks kõvemaks mm. ja nad ei lase energiat endast enam vabalt niimoodi läbi, aga muuseas meie kõige suurem energiajuhtija kehas ei ole mitte ainult närvisüsteem, vaid on hoopis sidekude ehk fassia. Ja nüüd, kui me sinna näiteks oleme tekitanud mingi sisselõike ja õmbleme selle uuesti kokku, siis see paksend, mis selle õmbluse peale jääb, ei võimalda sellel energial sealt läbi minna. Ilmselt hakkavad tekkima tervisehäired, võib tekkida mingi täiesti jabur sümptomaatika, millele ei leita mitte mingisugust vastust. Analüüsid on korras, kuskilt midagi ei näita ja inimene kurdab kogu aeg mingit väga keerulist sümptomaatikat ja lõpuks ongi, arstid tõstavad käed üles, ütlevad, et ma ei tea. Et see arm tuleb uuesti panna nagu läbi laskma energiat. siin on tead kui huvitav koht nüüd numeroloogiliselt praegu väike täiendus. Mitte täiendus, aga sa ütlesid just seda, et arstid, et noh, patsient, klient on siis käinud arsti juures ja uurinud, et mis tal on, ta ise tunneb, et tal on midagi viga, aga arstid ei leia mingit viga. siis seda kõige rohkem esineb inimestel grupp siis number 4 ja number 7, neid nimetatakse kosmose inimesteks. ehk siis, kes on siis sündinud seal 4, 13, 22, 31 või siis 7, 16, 25. ehk siis pange siis tähele selliseid asju, vot nii huvitav oleks tegelikult vaadata, kes on need sinu kliendid, kes on tulnud mingi teatud nende asjadega. noh, võib-olla jääb sul meelde. minu jaoks kusjuures grupp number 7 ehk siis number 7 värvid, sa ütlesid, et sa seostad värvidega. Ja mul on see kogu aeg, see on ainukene number, mis mul seostub sellise violetse, mingi mitte, pigem violettne sinine, vot midagi kuidagi sinnapoole, ma ei tea, kas sul tuleb mingi 7-ga kohe praegu mingi värv? minu jaoks on 7 on selline natukene raharoheline, tumeroheline, aga tal sõltub nüüd inimese kvaliteedist. Vaata, siin on hästi kummalised peened nüansid. Et näiteks numbritele, värvile lisaks tuleb näiteks, kas mingi halo tuleb juurde Mm. või tuleb mingi läige juurde või tuleb näiteks mingi selline pärlmutri toon juurde. See juba annab mingisugust lisainformatsiooni, kuhu poole ta nagu suundub. Saad aru? saan, Juba saad aru, saan. et okei, tal on ikka need asjad. issand, kui huvitav. Seal, üheksa on minu jaoks selline violett. mhm, 9 on violett ja ta on selline, noh, ta ei ole enam indigosinine kindlasti ka, aga ta on ikkagi päris selline violett. mhm. Selle Nii huvitav, ma jäin seina peale valget tausta praegu vaatama ja kujutama ette seda 9, mis mul 9-ga on. nii, aga lähme tagasi. nii huvitav oli praegu see nõelravi ja nende armipiirkondades ja tarmid ei ole mitte ainult peal pindmised, vaid need sisemised. ja siis mul lihtsalt tuli meelde, sest mul on küsitud ka just nende haiguste kohta või midagi, sealt saab numeroloogiliselt saab selle välja vaadata. aga ja grupp number 4 ja 7, nemad peaksid leidma mitte klassikalisest meditsiinist abi, vaid pigem just sellisest meditsiinist, nagu ütleme, sina teed. et aga kommenteerige ma teie ütlen seda. ausalt, et ma ikkagi poole kohaga nii-öelda ühe jalaga olen ikkagi täiega läänemeedik ka, sellepärast et ma ikkagi jälgin kogu aeg, mis seal maailmas toimub. Et ma seal ise aktiivselt küll juba päris pikka aega, alates 2011 ma lõpetasin nagu selle ämmaemanda töö ära. Et ma ikkagi ühe jalaga olen seal teatud mõttes sees, sest et ma ikka üritan aeg-ajalt jälle koolitustel käia, kindlasti mingitel konverentsidel, kus jälle mingisuguseid uuemaid selliseid leide ja suundumusi alati põhjalikumalt natukene vaagitakse ja ma kindlasti ei eita lääne meditsiini, et diagnostika seisukohalt selleks, et saada mustvalgel vastus, tead, kui oluline see on? Mhm, See on sellepärast ka nii oluline, et inimese mõistus rahuneb maha ja mhm, see on peamine ülesanne, mida meil on vaja, et me peame rahustama mõistuse maha selleks, et keha saaks üldse taastuma hakata. Aga noh, kujuta ette, et sul näiteks on mingi probleem ja siis sa mõtled kogu aeg, et noh, ma ei tea, et kas see luu nüüd näiteks on katki või ta ei ole katki, on katki või ei ole katki, et noh, valutab küll, natuke on paistes ka, aga noh, nii hullult ei valuta, eks ju. Et mhm, äkki ma ikka ei viitsi minna ja ma ei tee. Ma räägin praegu iseendast. Ma kukkusin 3 aastat tagasi, peaaegu 3 aastat tagasi Indias. Sünnitasime seal lapselast
ja siis tulime peale sünnitust koju ja siis ma seal pesin kõik voodilinu käsitsi, nii nagu Indias ikka, tead, niimoodi suure veega ja ämbrite sees ja äge ja tore ja kõik oli väga vahva. Ja siis tulin selle suure pesu sellise ämbriga ja põrand oli libe. Eelmise käiguga oli sinna vett maha ikkagi pritsitud või oli just põrandat pestud ja see ei olnud ära kuivanud vist või ma ei mäleta enam täpselt, igal juhul valge marmorpõrand ja see põrand oli märg. Ja ta oli nii libe, et ma kukkusin ja panin parema käe nii-öelda selja taga maha ja tundsin ka, et käe sees käis selline krõps ja oli korraks nagu niisugune hästi ebamugav valu. Aga see läks suhteliselt ruttu üle, natukese aja pärast hakkas see käsi paiste minema, ma 3 päeva hoidsin seda kätt, aga siis kadus valu peaaegu ära. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et läheb juba üle. Ja kujutad ette, et sa väänad suuri linus seal sellesama käega, eks ju, teed igasuguseid asju, teed süüa, jooksed seal poodide vahet, sõidad selle samusegi mootorrattaga või selle skuuteriga, eks ju, mina küll rongis ei ole, ma ei oska sellega sõita, aga tead, kui ikkagi väimes oli seal skuutri peal ja mina seal taga niimoodi lehvisin oma sariga, siis ma pean ikkagi nagu püsima seal. jah. Ja tead, tulen 2 nädala pärast koju ja saan aru, et täitsa pekkis ikka, et see käsi megalt valutab. Mm. Et ta ei ole nii hull valu, et ta ei lase sul elada, aga ta on selline kahtlane valu. Ja Mhm. nüüd on ikkagi see küsimus, et kas see luu on ikka terve. Et kui ta on terve, no siis ei ole hullu midagi, siis ma tean arvestada. Aga kui see Mhm. luu on katki, siis meediku mõistus hakkas mul kohe tööle, et kui ta on siin randmepiirkond, eks ju, et kui ta on siit katki, et siit jooksevad küll läbi suured veenid, aga seal luude ümber seespool on väga kehv verevarustus ja selle piirkonna luumurrud paranevad väga halvasti. Mhm. Ikka väga halvasti, väga pikka aega võtab aega. Ja tead, ma võtsin kätte ühel päeval, läksin reedesel päeval, ma olin megaväsinud, sest et see reisist tulemise väsimus oli veel nii sees. Läksin sinna EMO-sse, istusin seal 7 tundi ja siis põhimõtteliselt esimene röntgenipilt ei näidanud mitte midagi, aga see oli nii tore arst, ta ütles mulle, et teate, et see lugu, mis te mulle räägite, ütleb mulle, et see luu ei ole terve. Et ma Mhm. ei usu seda pilti. Ma jäin niimoodi Väga vaatama, hea. et tavaliselt on ikka vastupidi, et usaldatakse pilti ja inimese jutt jäetakse nagu tahaplaanile, aga tema tegi vastupidi. Ja siis ta on veel nii ilusasti palus, et kas te olete veel nõus tund aega ootama, et ma saadan teid kohe kompuutrisse. Eks sa saad aru, ma tulin sealt kompuutrist täiesti selge luumurru diagnoosiga tagasi. Ja see tähendas Uskumatu. seda, et mulle pandi peale ortoos, mida ma kandsin truult 8 nädalat, mis lõpetas minu karate treeningud ja kõik asjad, noh. Sest et ma ei saanud. Ja ma korraga hakkasin tegelema juba siis 90-ndatel, siis kui me Eksiga kohtusime ja siis 28 aastat hiljem, siis ma läksin uuesti karatrenni. Issand jumal, sa oled naine nagu orkester, kuule, mul on selline tunne, et me jõuame ainult täna räägitud mingisugune vist 1% sinu elust üleüldse. siin on mingi 99, tuleb veel jutti võtta, no näed, kui raamatut sa ei viitsi teha või siis ei ole mõtet olnud või mõtetes teha, siis teeme siin järjejuttu. nii et hoidke, kirjutage kommentaari, et mis teiega on selliseid asju juhtunud, tead, mul tuleb selle luumurruga ka mingid omad lood meelde, aga jätame selle teiseks korraks. kuule, aga siis tead, Kai, mul on sinu teenuste suhtes ka veel üks küsimus. aga enne veel luumurrust tahtsin küsida. ja üleüldse nendest asjadest, vaata, sa ütled ka, et inimesed, kui tulevad sinu juurde, et sa soovitad tegelikult ka teha, et kui on nagu mingi väga suur kahtlus mingi oma organismi suhtes, et käia ikkagi arsti juures ära, et saada kasvõi mingisugune tõestus selleks, et nagu oma mõistust rahustada. nii, mõistus on rahustatud, on kõik pildid selged, on ju, kas siis on pilt selge, et pole käeluu murdu või siis on tõesti sattunud nii hea arst või siis lihtsalt universumi toetusel, et sa oledki saanud mingi konkreetse teadmise, arstid on aidanud, aga sees on ikka mingisugune tunne, me ju kõik tunneme kehaliselt ju erinevalt, et midagi ikkagi ei ole veel täpselt nii, nagu tahaks. et vot siis, kas sellisel juhul kannatakski juba tulla sinu juurde siis ja ongi õige aeg tegelikult, see on väga õige aeg, sellepärast et
seal annab nõeltega hästi palju juba ära teha, ehk siis just nimelt parandada seda üldist enesetunnet ja kuidagi seda toetuspinna laiendamist ja nii edasi, et keha tuleks nagu paremini uuesti koostöösse kõikide nende mõtete ja emotsioonidega, mis inimese sees on. Ja noh, paratamatult ma arvan, et ma ei taha seda praegu mitte ainult enda kohta öelda, vaid see võiks olla nagu mõtteaineks üleüldse, et kellega sa suhtled, milliste inimestega sa koos soovid olla. Mm. See lihtsalt nii mõjutab meie isiklikku energeetikat. Ja minu kõige suurem trump täna on lihtsalt see, et kui inimene viibib minuga samas ruumis, tal hakkavad tekkima muutused ja sellepärast olen ma üldiselt seda sorti, keda kas armastatakse või vihatakse. Siis on ju lihtne sinuga. Lihtsalt minu energia on selline, et see trigerdab üles inimeste pimenurgad ja need tegemata töödega valdkonnad, need, mis vaiba alla on pühitud. Väga Ja siis vinge. nad alguses arvavad, et noh, ja siis ma ei sobi neile. Sellepärast, et kuna minuga koos olles tal tekib see paha tunne, Mhm. et siis ta arvab, et see on minu pärast. Aga tegelikult on see pigemini seotud sellega ja, et energia on lihtsalt tugev ja eks ta on aja jooksul natuke treenitud ka. Ja noh, mitte selles mõttes, et mina ei ole nagu tugevust kunagi treeninud, et ma pigemini olen lähtunud alati sellest kõhutundest, et ma jälgin ja järgin nagu seda omaenda uudishimu ja huvi, et ma liigun kogu aeg ainult nagu selles heas mõttes turbulentsis, see on see pööris. Vaata, Timo teeb natuke teistpidi numeroloogiat ja ütleme, ma ei tea, kuidas sinu järgi, sest vaata, sa oled ka ju öelnud seda, et selleks, et inimesest nagu numeroloogiliselt head pilti saada, et sul on seal, ma ei tea, 30–40 numbrit, mida sa tegelikult lõpuks kokku arvutad, eks ju. Lõppkokkuvõttes küll ju, kui inimene tahab oma sünnikaarti teada. Ja, ja vot siis Timo oli see, kes ütles mulle kunagi, et tead, et ega see ongi täiesti normaalne, et sul niimoodi on, sest et sul on tohutu tugev number 5 energia. Ehk Mm. siis see võime siin ja praegu koha peal olla ja kogu aeg liikumises samal ajal. Et see tekitab selle, et kõik see, mis siia ja praegu tegelikult ei kuulu, et see pühitakse siis nii-öelda sealt sellest tolmusest nurgast välja ja ta muutub nagu aktiivseks ja siis inimene kogeb seda ebamugavat tunnet, aga ma alati püüan olla hästi nunnu ja ma ei riidle kellegiga, ei pahanda kellegiga. Ja teine asi on see, et ma ei võta isiklikult. Tead, see on nii tore. Vaata, see on nagu see asi, mida ma täna õudselt iseendas fännan, et ma ei võta enam isiklikult. Et kui pahandatakse või solvutakse või mida iganes, et minu käest on isegi küsitud, et kas sa jääd selle või teise inimesega mingit koostööd tegema. Mina vaatan suurte silmadega ja küsin, mis küsimus see on? Muidugi jään, muidugi jään. Tal on praegult mingisugune paha faas lihtsalt, las ta push ib selle asja ära ja kui ta on sellest nagu positiivselt välja tulnud ja omad õppetunnid nagu päriselt omandanud või noh, selles mõttes, et mina ei taha kellelegi näpuga näidata, et oo, et see on, ma ei tea, mingi õppetund, eks ju. Mm. Noh, lihtsalt inimlikult, et sa oled aru saanud, et noh, see ei ole mõistlik lihtsalt. Mm. Ei ole mõistlik niimoodi käituda, niimoodi teiste inimestega suhelda, mida iganes. Et kui tal see läheb mööda, sest et mis on tähtis? Ma küsin alati, mis on tähtis siin elus? Kas tähtis on see, et ei, mina küll sinu asemel seda ei teeks? Või tähtis on see, et sa vaatad suuremat pilti ja mõtled selle peale, et aga et mis on selle koostöö nagu point, tegelik point? Et kuhu see lõpuks välja viib, millega see seotud on, mis tagamaad seal on. Et noh, kui ma täna nagu vaatan kas või seda, et noh, näiteks Sergei on sinu juures käinud podcastis, eks ju. Me teeme Sergeiga koos neid toitumiskursuseid. Mina nüüd ütleme, esimesel korral ma olin nagu selline koostöös nagu sügavamalt, sel korral nüüd, kui nad uuesti kordavad seda, siis ma ütlesin kohe, et mina tulen lihtsalt, aitan loenguid pidada ja nii-öelda kätt pulsil hoida. Sa mõtle, kui suur point sellel asjal on. Mm. Kui paljudele inimestele saab midagi natukene selgemaks või paremini mõistetavaks. Ja vot seda kohta ei tohi mitte kunagi nagu silmist lasta.
kellegi teise tänane emotsioon sinu mingisuguste asjade suhtes, okei, noh, tal on see emotsioon, ma mõistan, jah. Aga ma ei lase oma missiooni fail ida. Mhm. Kui minu missioon on teha neid asju, siis nuhi neljaks, ma ei lähe kellegiga võitlusesse, ma lihtsalt rahulikult, vaikselt kaon pildilt selleks, et sellel teisel suuremal pildil praegu teha seda, mis on minu päris ülesanne. Seda ei tohi nagu kunagi segamini ajada mingite draamadega, intriigidega, ärapanemistega. Seda jääb meie ühiskonnas veel olema väga-väga kaua aega. Ja tõenäoliselt mingitele inimestele lähevad protsessid hoopis hullemaks. Ja siis on mingi teine seltskond inimesi, kelle jaoks asjad hakkavad minema väga-väga palju paremini. See on kui kihvtilt öeldud. Mul ei ole siin mitte midagi lisada, vaid ütelda, et jaa, ma olen sinuga täiesti samal meelel. On ju? Jah, täiesti. Selles suhtes, et noh, mõnel lähebki see nagu on protsess minul, noh, minu näolisel ongi see protsess, kus ma saangi aru, et ma ei peagi kõigile meeldima. Ja nüüd on see juba kergem, et kui ma alles pilti tulin näiteks aasta tagasi, siis oligi see veitsa keerulisem. Aga ma õhutan ka kõiki meie siin vaatajaid, kes meil siin on väga tugevaid isikuid, kes tegelikult on mõelnud juba eile-üleeile, et tulla ka pilti ja rääkida ja olla ja käituda nii, nagu sinu sisetunne ütleb, intuitsioon röögib juba ammu, et tule ja räägi oma lugu, siis hakake tegema. Käige kähku need protsessid läbi ja seda lihtsam on hiljem olla, nii nagu just Kai ütleb ka, et sa noogutasid, tahtsid öelda midagi praegu ka, õhuta ka inimesi üles, et ei, jumala pigem on see, et see, mis sa praegu ütlesid, et see on minu jaoks on sinnamaani see nagu õige kuni see, et nad ei saa teha kiiremini oma protsesse ära kui see, milleks nad hetkel valmis on. Et nad teevad, aga see, et nagu toetada inimesi ja innustada, et teate, et ärge muretsege üle, et mm. tegelikult kõik need asjad, mille pärast teie täna kardate, a la, ma ei tea, kas mul on siin üks korts rohkem või seal mingisugune volt vähem või rohkem või juuksed on liiga hallid või mida iganes. Tead, mina ütlen täna ikka täiesti, noh, ma saan aru, et see on jälle selline hästi ekstreemne näide võib-olla, aga ma olin 30 aastat nagu maailma kõige ilusam ja noorem, sest et ma olingi oma eksabikaasast peaaegu 27 aastat noorem. Täna ma tunnen täie rinnaga ja täie südamega, et ma saan järgmine aasta 60 ja minu vanus on täna minu kõige suurem trump. Ja ma tulin põhimõtteliselt oma näoga tegelikult välja alles paar kuud tagasi, et jaa, ma olen siin vaikselt midagi kogu aeg teinud, aga ma otsustasingi kuskil detsembri alguses, mul oli esimesel sünnipäev, eks ju, ja peale seda siis mõtlesin, et nii, et nüüd ma tahan lihtsalt päriselt rääkida neid asju, ma ei oska olla teistmoodi, kui ma olen ja noh, on nii, nagu on. Aga et see nii vajab nagu ikkagi ärategemist, et noh, tuled ja teedki ära ja uskuge mind, ma olen saanud igasuguseid vastukajasid. Mõned on ikkagi päris krõbedad ja noh, vahest on nagu natuke kurb, me just eile oma õega telefonis arutasime, et ma sain ühele lasteteemalisele sellisele Hingetee podcastil on mingid väiksed shortid, eks ju, sellest podcastist ja sellel ühel shortil on hästi palju vaatamisi ja sealsamas on tal päris palju selliseid iroonilisi ja negatiivseid tagasisidesid. Mm. Ja kurb on lihtsalt see, et need negatiivsed tagasisided sellele on tegelikult selle generatsiooni poolt, kes peaks kõige rohkem täna järele mõtlema, Mm. mida nad endas peaksid muutma, et need uued põlvkonnad ei rikutaks ära. Sest et me oleme harjunud mõtlema sellega, et need uued generatsioonid on nagu lumehelbekesed ja nad on nii hellikud ja nad on nõrgad ja nad seda, teist ja kolmandat, aga me ei ole üldse osanud neid vaadata selle nurga alt, et nad on lihtsalt energeetiliselt nii palju juba arenenumad, nad on õrnemad, nad on tundlikumad, nad ongi tundlikumad. Ja meie, kes me oleme siin maa peal kauem olnud, füüsiliselt selles elus, Mm. me saame neile õpetada ainult struktuuri, ainult seda, kuidas siin maa peal laias laastus asjad käivad. Aga nemad ju õpetavad meile ainult kõrgemaid väärtuseid, kuidas õppida olema tundlikum,
kuidas õppida olema tähelepanelikum, kuidas jaksata fokusseerida pikemat aega oma tähelepanu olulisele asjale, umbes, mitte umbes, aga näiteks nagu laps. Mhm. Mitte ära rikkuda teda sellega, et sa kogu aeg ainult keelad, käsid, ütled, nii ei tohi, sealt ei või. Mõtle, kujuta ette, kui esimese 3 aasta jooksul, kui lastel ei ole veel neid negatiivseid asju kõike nagu välja arenenud, mis hiljem hakkavad avalduma. Ja need on ju perest saadud. Mhm. Tulevad ju kodust. Kooli läheb laps alles 7-aastaselt, on ju. Nii. Ja see vanemate mõju, et kui see esimene 3 aastat oleks selline absoluutselt turvaline ja hea ja ilus keskkond, targa vanemluse kaudu juhitud, sest vanem peab ikkagi struktuuri hoidma, ta peab ikkagi selgitama, kuule, nii on õige või nii võiks, seda, aga sa pead ka last kuulama. Laps peab olema nagu su sõber. Ja tead, kui tore, mul oli eile üks selline patsient, kes sai lõpuks, noh, pika ootamise peale, neil võttis 2 aastat aega ja nad said oma beebi lõpuks. Noh, imeilusa beebi. Ma olin lihtsalt nii happy, kui see uudis lõpuks tuli. Ja siis see naine käis eile mu juures massaažis ja kas sa tead, kui huvitav on see, et ta oli oma sugulaste juures külas, mehe sugulaste juures ja siis kõik tahtsid seda last endale sülle. Mhm. Ja saad sa aru, siis see emal oli nii palju sisemist seda südametarkust, et ta ütles nendele sugulastele, et oota, et vaatame, küsime poissi käest, et sa küsi tema käest, et kas ta tahab praegu sülle tulla. Ja saad sa aru, lapsel tekkis selline nägu. Mhm. Ja siis ema ütleski, et kuule, ta hetkel praegu ei taha. Et vaatame natukese aja pärast uuesti. Eks sa saad aru, kõik olid solvunud ja talle öeldi täiesti otse ära, mis sa arvad, et ta saab millestki aru ka või? Ja, ja. Siin ongi see häda, siin ongi see häda. Me ei usalda seda, et laps saab aru sünnist peale, et Mhm. palun, vaadake oma lapsi selle pilguga, oma lapselapsi selle pilguga, et nad saavad absoluutselt kõigest tegelikult sünnist saati aru. Point on lihtsalt selles, et nende keha ei ole veel nii välja arenenud, et ta suudaks artikuleerida, väljendada ennast siis verbaalselt, Mhm. sõnu välja öelda. Ta lihased ei tööta veel, sest ta on neuroloogiliselt, ta ei ole lõpuni välja arenenud. Ta lihased ei ole lõpuni välja arenenud, ta ei suuda kohe kõndida peale sündi. Tal on veel füüsilisi puuduseid või noh, väljaarenematuseid, mis võtavad aega, mis natukene võtavad aega. Aga kui sa mõtled, et selle keha sees on see hing, kes saab tegelikult absoluutselt kõigest aru, sa kasvatad endale maailma kõige ägedama sõbra terveks eluks. See on, tead mis, ma naeran, mitte ma ei naera, aga ma mõtlen selle peale, et kuidas ma olen oma poistele, mul on 2 poega ja ma ütlen, et mina olen täiesti valmis vanemaks saama, seepärast et ma olen nii teadlik nüüd, veel teadlikum, kui ma olin siis lapsevanemana, aga ma olen kasvatanud oma poegadest alati kui, kuidas ma ütlen, pigem kui oma kaaslasi, oma sõpru ja häid tulevasi isasi ja mis on elukaaslasi oma no oma nendele tüdrukutele või naistele, siis niimoodi ma olen neid kasvatanud. et aga mõtlesin, et mul vanem poiss ütleski, et mina küll ei julge oma last tuua sinu juurde, sa hakkad kohe teda uurima ja puurima. ma ütlesin, muidugi, mul on juba nimekiri valmis, mul on kaustik, et nii kui nad tulevad, ma võtaks kohe nädalaks ajaks. Et siis on niimoodi kogu aeg järgmine leht muudkui kirjutad üles, sest ma olen täiesti seda meelt, et need lapsed on juba nii mitte lapsed, me oleme ise olnud täpselt samasugused, et kui oleks meil ka olnud tol ajal see võimalus, aga me õnneks kasvasime pigem ilma igasuguste nende nutiasjadeta. et õnneks minu lapsed ka, ma sain ise telefoni alles siis, kui ma olin vist 21 või. väga hästi No. läks veel. ütleme meie Nõukogude Ma arvan, et inimestel. lihtsam on öelda, et mis aastal me saime, noh, nagu Jaa, 1800 mingisugune, mina sain vist äkki 98. aastal vist sain esimese omaenda. vau. siis Jaa, ei osanud kasutadagi eriti, helistasid läksin nendele. 96, läksin medikasse õppima ja siis mehel oli mobiil juba, sest tal oli ametialaselt nagu töö juures saadud mobiil ja mina sain aasta hiljem endale. Sellepärast mäletan.
no vot, sina oled sellises ajas, kus sa räägid aastatest, mina ei ole sinna jah, veel jõudnud. et ma olen nõksu noorem sinust, et mina veel vana nagu nagu öö. ja et see on nii kihvt, aga Kai, ma tahaksin veel, et sa räägiksid nüüd sellest asjast, kas ma saan nüüd õigesti aru? nõelravi on üks asi, mida sa jah, teed, need on vastuvõtud füüsiliselt, seda sa ju online'is ei tee. ei, siis seda ei saa teha online'is. ma tajusin, mul on nii palju blondi juukseid küll, aga vähemalt sellest ma sain aru, et see ei tööta. siis massaaži sa teed ja ja, siis äkki sa räägiksid veitsa veel sellest, ma tahaks tegelikult juba otsi kokku tõmmata, aga sellest, mida nüüd online'is saab teha või mida sa teed online'is, et ma saan aru, et koduleheküljel saab, välistehnilisi jah, konsultatsioone, lihtsalt konsultatsioone selles mõttes, et noh, ma toon näite. ja. Inimene pöördub mu poole sellega, et tead, ma kuidagi ei leia oma kohta elus, kõik asjad kipuvad minema valesti, ma ei julge teha seda, teist, kolmandat. Ta kirjeldab iseennast mulle mõnda aega, kui nad on väga sõnaahrad, ma hakkan esitama natukene mingisuguseid suunavaid küsimusi, sest mulle hakkab tegelikult kohe alguses ikkagi mingisugune pilt tekkima ja selle järgi ma juba saan aru, et las ta räägib mulle natukene rohkem seda külge või seda külge ja ma pean kuulma inimese häält. Et ma noh, nii nagu nende värvidega on, et ma olen ka natukene selline nagu helitundlik või hääletundlik. Noh, see muusikakoolis õppimine kunagi nagu väga toetas seda poolt, et kõik laulmised ja pillimängud ja muusika kuulamine üldse. Et ma pean kuulma tema häält ja hääle kaudu hakkab tulema informatsioon, see on nii huvitav, et seda ma hakkasin teadlikult kasutama ära alles nagu täiskasvanu eas kuskil mingi 10 aastat tagasi äkki, siis ma tundsin, et need heliväljade mingisugused esimesed sellised aknad hakkasid lahti minema. Äh, siis vahemaa või selles suhtes vahet ei ole, kust riigis sinuga ühenduses ollakse, et online'i teel kõik asjad nagu toimivad mm.. Aga peamiselt eelistan eesti keelt. Ma olen ühe korra käesoleval aastal 8. märtsil pidasin oma esimese ingliskeelse loengu Eesti-India naiste sõprusühingus. Et konsultatsioonil ka on mul käinud ikkagi inglise keelt rääkivaid inimesi, et saame hakkama. Mm -hmm. Saame hakkama, aga ma ütlen kohe, et mingisugune selline briti inglise keele rääkija ma ei ole. Et minu inglise keel on põhiliselt tulnud Indiast, et seal õpingute ajal lihtsalt, ja ma olen Indias väga-väga palju käinud ja ka natuke pikemaid perioode järjest seal olnud, nii et see inglise keele praktika on minul selline pigemini India inglise keel, mis on hästi lihtne. no vot, näed, see oli hea teada, ma isegi ei osanud seda küsimust küsida, et mis keeltes samas Vene issand keelt asub. ka. Vene keelt ka, jah, vot see oli üks küsimus. et nii nagu minagi olen õppinud vene keelt kõnelevas keskkonnas, siis venekeelses selles numeroloogia maailmas ja sinul käis ka jutus väga palju läbi, et sa oled seal vene koolkonnas uurinud ja täiendanud ennast. tead mis, Kai, mul oli üks küsimus veel, aga tead, see natukene läks nüüd lendu. Las ta siis läks, seepärast et ma olin praegu seda Indiat, mind on India filmid alati tõmmanud, tead. On ju? siis kui ma kuulasin ja sa ütlesid, et sul need, mis on see mingi mobo või mis asja peal seal skuutri peal seal sõitsid ja siis sul kõik lehvis. et täiesti mingi lambi küsimus, aga selles suhtes, et Indias, kui sa oled nüüd olnud pikemaid ja väiksemaid perioode, siis sa oled neid, seda riietust, ma ei tea isegi, kuidas seda nimetada, aga seda kohe, Harid. talid. Ja ikka, ja see on täiesti niimoodi, et ma ikkagi vahest ütlengi, et ma nagu muteerun Mhm, lääne naisest India naiseks. Nüüd mind lihtsalt nagu reedab minu hele pea, et mul on eluaeg olnud tumedad pikad juuksed, et mitte väga tumedad, minu loomulik värv on niisugune noh, nagu eestlaste selline helepruun pigemini mhm, või keskmine pruun. mhm. Ja Indiasse minnes siis on ikka kohe ja kohalikud riided, sest et esiteks on see, et siis ma ei lähe kuidagi vastuollu kohalike mingisuguste kultuuriliste tõekspidamistega. See on elementaarne austus. See on lihtsalt elementaarne austus. Pealegi see koht, kus ma käin, ei ole linnakeskkond, see on selline pigemini nagu väike linn ja ta on ülipüha paik, ta on India üks kõige pühamaid linnu, hästi väike linn, aga väga püha linn, Vrindavan. Et kes natukene kuulnud on, et siis noh, Varanasi jääb sealt natukene juba küll kaugemale, eemale on teine selline hästi-hästi suur püha linn, et mina ise seal olnud ei ole, aga tütar käis ülikoolis seal Varanasis näiteks, ühe oma magistri tegi seal.
oi-oi, kui huvitav. Põnev koht on, aga mitte kunagi ei ole sellest, ei saa sellest maast minu jaoks turismimaad, et turistina puudub mul täielikult huvi sinna maale minna, et ma lähen sinna ainult muudel kaalutlustel. ma ei ole Indias kunagi käinud. Äh, tead, Kai, aga vot nüüd mul tuli küsimus meelde. ehk nii. siis enne kui ma selle küsimuse küsin, siis kas ma saan kõigest õigesti aru niimoodi, et sinu koduleheküljel kaiadrikorn.com leidub kogu see informatsioon praktiliselt ka sealt niimoodi kokkuvõtlikult, et kuidas ühenduses saab olla ja sa ütlesid, et kalendrit aktiivselt ei ole, et pigem kirjutada sulle ja siis saab kokku leppida. Ja et saab sealt infot igasuguste teenuste ja hindade kohta ja e-poes on mul üleval või kursuste all on mul üleval ka igasuguseid salvestusi, mida ma olen varasemalt teinud ja mida ma praegu ka niimoodi tasapisi kogu aeg järjest juurde panen, sest et ma väikselt ja vaikselt kolingi selliselt nii-öelda praktikatöölt haridustööle üle, sest ma väga tunnen, et minu aeg on käes, et kellel on vähegi huvi õppida inimese energeetikat, et ma olen kõik nõus jagama, mida ma tean. nüüd läks väga huvitavaks, mu tahvel on täis kritseldatud, ma pean võtma paberi, et üles kirjutada veel teatud asjad. vaata, see tahvel on selline, see on niimoodi, vajutan nuppu ja kogu info kaob ära kohe, nii Mhm. et selline, vot niimoodi saite nüüd, et mina lähen ka nüüd vaatama, ma pean ausalt ütlema, et ega ma enne ei käinud ju seal niimoodi luusimas, mulle väga meeldib tutvuda vot siin kohe ja praegu ja siis ma olen nagu uudishimulik laps, et ma küsin selliseid küsimusi, mida sa mõtled, joh, ei tea, kõik teavad, sina ei tea. noh, umbes ma teen praegu ei, nalja. ei, aga see on nii tore, et mõnes mõttes sellepärast, et vaata, see hoiab sind sellise puhta paberilehena, et sa ei ole, su mõistus ei ole mõjutatud nagu nendest asjadest, mida sa oled juba kuskilt kuulnud. Mm, ja, Et ehe sinu enda seest tulev mingi uudishimu siis. ja aga Kai, nüüd on selline uudishimu nagu naine naisele ja üldse ma arvan, et väga paljud tahaksid teada, kuidas sina oma hommikut alustad ja siis mis kell sa üldse üles ärkad. nüüd, kui sa oled teadlikult iseendaga siin ja kõik need kiired ajad, Bermuda kolmnurgad on sinu elust nagu läinud, et, et äkki sa räägid seda ka? tead, mina elan väga lihtsa inimese elu. Mul on väga lihtne elu täna. Ma ärkan kuskil niisugune 7-8 vahel ilma kellata. Mhm, Ma püüan olla tubli ja tegelikult minna varem magama, et juba järjest paremini õnnestub, et ka selline 10:30 ja niimoodi. mhm, 10-11 selles vahemikus, et ma püüaks ikkagi nagu põhku pugeda juba. Ja siis hommikul, kui ma ärkan, siis ma ei pane mängima mitte ühtegi seadet, absoluutselt mitte ühtegi. Ja tead, see ei ole nagu selline nagu teadlikult eemal olemine, vaid ma ei tunne lihtsalt mitte mingit vajadust. sa mõtle, praegu läheb nii vara valgeks juba, ma hakkan tegelikult kuskil 6:30, kell 6 ma hakkan juba silmanurgast piiluma, sest ma näen, et õues hakkab nii või on juba nii valge. mhm, Ma tahtsin muidugi krapsti kohe täna hommikul püsti tõusta ja siis vaatan, oo, jeerum, aga kell on ju alles ju 6, et see on nüüd natuke liiga vara. Et ma praegu tunnen, et mul on veel, mul ei ole kuskile kiiret, ma ei pea lendama niimoodi. Nii, mhm. siis kui ma üles ärkan, ma lihtsalt protseduuritan oma asju. Teen natukene kodus mingisuguseid harjutusi, panen pliidi alla tule, sest et ma teengi endale eheda tule peal süüa. nii armas. Panen pliidi alla tule, siis ma teen hommikused dušid, pesud, mingid oma rituaalid, kõik need asjad, mida ma tahan teha, käia kõik oma lihased, värgid, särgid üle ja siis teen söögi, mis on maksimaalne valgulaks. kuna ma olen selleks ajaks keskmiselt juba 1,5 tundi ärkvel olnud, siis ja kõik veed on juba joodud ja ma joon hommikul kohe peale ärkamist ikkagi 0,5 liitrit läheb kindlasti kohe hinge alla. Mhm, Et siis ta ei lähe ühe korraga, ta läheb võib-olla 3 korraga, aga selle esimese tunni aja sees on see 0,5 liitrit raudselt ära joodud. Ja siis siis on hommikusöök. Ja nüüd sõltub päevast, mis mul ees on, et kui mul on Tabasalu vastuvõtud, siis on kott üle õla, siis on jõuks, siis ma lähen Tabasallu, käin jõusaalis, olen seal kuskil mingisugune tund-poolteist, duši alt läbi, uuesti nägu pähe ja siis hakkab vastu, et siis ma hakkan sealsamas põhimõtteliselt Tabasalu Selveri majas, nii et ühes otsas on seal jõusaal, hästi suur, ja teises otsas on siis Selver ja vot Selverist
Selveri ukse sisse minnes 3. korrusel, seal ma rendin ühte ruumi ja seal ma teen siis 2 korda nädalas vastuvõttu, nii et need on siis sellised jõusaalipäevad mul. Õhtul, kui koju tulen, sõltub ilmast, et kui on ikka nagu väga pussnuge taevas tuleb alla ja on kott pime ja pori on igal pool, no siis ma nagu väga kõndima ei lähe. Aga enamasti ma lausa pean minema nendel päevadel õhtul kõndima, kui ma olen tööd teinud, sest et lihtsalt energia on nii üleval, et ma ei maanda ennast muidu magamamineku ajaks maha. Ja nädala keskel praegult, kui mul ei ole mingeid kutseid kuskile minna, kuskil osaleda, siis raudpauk on mul iga pühapäeva õhtul üks selline 1,5-tunnine meditatsioon, kus ma osalen õhtul hilja. Noh, kella 9-st alles algab. Aga ülejäänud aeg on siis nii palju väljas, kui vähegi üldse saab, nii et nii kui silmaluugid lahti lähevad, nii lükkad uksed valla ja noh, juba see nädalavahetus sai aias toimetada ja kui mingi aeg on ära toimetatud ja tunned, et juba hakkavad kondid kangeks jääma, siis ma viskan lihtsalt reha nurka, siis ma lähen metsa. Teen metsas tiiru, kui on väga tuul, siis ma mere äärde ei lähe, aga kui on normaalsem ilm, siis ma ulgun mere ääres. Et väga see kihvt. peab olema, et ja tööpäevad on hästi intensiivsed ja mul on praegu tõesti elus selline periood tulnud, kus ma iga nädal on vähemalt 1 või 2 vot analoogilist kohtumist, nagu praegu meie siin sinuga teeme. Ja see tähendab seda, et kogu aeg on ikkagi see number 5 Energia. energia kogu aeg hästi intensiivselt toimib ja see tähendab seda, et ma pean olema nagu mega-mega teadlik oma toitumise ja oma ajakasutuse ja ütleme kõikide nende erinevate muude tarbimistega, et kuidas hoida tasakaalu, et kui ma tahan neid asju teha, ma tahan seda intensiivset elu elada, siis ma pean ka heas mõttes väga passiivselt intensiivselt puhkama. Väga hästi öeldud, sul on nii mõnus selline, ütleme, väiksed killud nagu inimeste keeles öeldes, nii nagu sa ütlesid, et pühapäevitus on raudpauk. ma pole sellist asja enne kuulnud, raudpolt öeldakse, aga sa ütled raudpauk. Okei, igastahes, kuule, aitäh, täielik ülevaade, peaaegu et nädala plaani saime nüüd Kai oma teada, nii et kribage üles, kirjutage te ka, ilma milleta teie oma päeva näiteks mööda ei lase, väga hea oleks ka kuulda. mina joon ka vett suht palju, mina ärkan tavaliselt 6 paiku juba. mulle meeldib ja kui ma äratuskella ka peale ei pane, siis koer annab juba 15 minutit enne 6 märku, et emps, nüüd oleks aeg ärgata. Ta tuleb nuuskima mind alati siia ja siis ta natuke tõmbab keelega üle, et davai, ärkame ülesse. tead, aga see kõlab täiesti nagu muinasjutuliselt, ehk siis kui liigesed on valusad või kondid on juba kanged riisumises, siis viskad reha nurka ja siis lähed metsa ja siis nii edasi. et vot, nägid, sul on elu nagu karussell olnud ja nüüd sa oled lihtsalt niimoodi, chill'id täiega oma eluga. ühesõnaga, see on täiesti teadlik valik olnud, et seda ma pean küll ütlema, et niisama ei tule mitte midagi. Et see on teadlik valik ja see ei ole punnitatud, see on lihtsalt nagu oma otsustega kogu aeg vaikselt juhitud niimoodi, et ma tahan ühel päeval jõuda sinna, kus ma ei tööta 7 päeva nädalas kella 9-5. Võib-olla ma töötan, noh, ma ise unistan sellest, et mul jääks 1 päev nädalas vastuvõttu. Et vot mu elu jõuaks sinnamaani, et ma 1 päeva nädalas teen vastuvõttu ja ülejäänud on siis selline muu elu ja muuhulgas raha tuleb jah, nii, nagu ta tulema peab. Et ei pea täpselt. punnitama. ja unistuste elu. mina liigun ka sinnapoole. vot, Tore. raudpauk, see on väga hea. tead mis? mina arvan niimoodi, et meil on nii mõnusalt see aeg ära veedetud ja nii palju informatsiooni, vähemalt minul on küll pea nagu pilvelõhkuja praegu ja palju asju üles kribatud. et aitäh, Kai, siiralt suured tänud, et sa tulid ja nii lennukas jutt, selles suhtes lennukas, et tead, kommenteerige teie ka palun siia alla, et millest kinni haarasite, mul on nimekiri väga pikk. et tahate äkki kommenteerida, natukene oma elu valgustada ja siis ka Kaile konkreetselt juba sellised küsimused, mida siis Kai saaks vastata. et aitäh, kallis Kai. Aitäh, Merike, nii tore, et kutsusid. Ja aitäh, Ja et käige oma olemast. metsajalutuskäikudel ikka ja ja kuulake minu metsaelutuskäike ja pange lihtsalt kõrvaklapid lihtsalt kõrvad, ei pea mind vaatama, ma niikuinii näitan seal igasugust muid asju, vaadake oma oblikaid. nii nagu Kai vaatab ka omad oblikad metsas üle. okei, tšau, aitäh sulle. aitäh.